vastas tuleb mingid teised autod ja sa lihtsalt nagu näed, kuidas nagu läbi võsa niimoodi, et saad lehega veel vastu nägu, vaata, tuleb sealt sul otsa ja sa näed veel, et no ratta all veel väiksed nagu need killustik kukub seal kuristikust alla ja noh, enam ei ole aega kellegi, nagu et see on ju sekundite mäng, kui paat läheb ümber. Kellegil pole aega, sul hakata siin mingid päästeveste jagama ja kus need üldse on ja kas üldse on ja vist ei olegi, on ju. Ehk siis ma hoidsin kramplikult paadist kinni ja ütlesin Liisile ka, et okei, ma ei suuda enam, ma olen megapaanikas, ma ei taha siin olla, ma vihkan seda, et ma siia tulin, et miks ma teen endale niimoodi. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna oleme jälle reisuradadel, Bali-radadel. Tere Brenda! Tere Hans! Jätkame sinu Bali-reisi, Bali-kogemuse arutamist. Eelmine kord olid kiirabid, surmalähedane kogemus, nädal aega voodis. Nii et seda... Isegi mitte naljaga, või tegelikult meil pole kordagi olnud naljaga surmalähedast kogemus selles mõttes. Aga kui me nüüd siin eelmist osa tegime, siis me korra mõtlesime, et palju neid on neid episoode, kus mul on jälle Brenda mingi surmalähedane kogemus. Jah, et neid episoode on paar tükki. Õnnesärgis sündinud olen, tundub nii. Tundub, et neid päris palju on olnud, jah. Nii et... Jah, et seda saate siis kuulata, vist oli episood number 31, sinu kõige viimast surmalähedast kogemust ja ma vaatasin, kes teab, kas võimalik, et ka täna podcastis räägime surmalähedastest kogemustest. Võib-olla mitte nii nüüd dramaatiliselt, aga... Ma ei tea, jah, no oleks arvanud, et see on nagu tippude tipp seal reisil, et lähme nagu nüüd mõnusalt reisime edasi, siis varsti jõuame nagu uute seiklusteni, aga... Jah, eelmisel episoodil on väga hästi läinud, see on 4 päeva üleval olnud ja sellel on päris palju kuulamisi. Tundub, et rahvale ikka see Bali teema meeldib, no. Jah, aga lähme siis, ma ei mäleta, mis meil viimane jutt oli. No meil oligi enam-vähem, sa olid tagasi Sanuris, olid haiglareisid kõik ära teinud ja vaikselt paranesid ja vist enam-vähem ongi nüüd selle sama nädala lõpp, kus sa haiglast tulid ja nüüd siis hakkad sa valmistuma kellegi saabumiseks. Jah. Ma olin siis nädal aega, olin Sirulimaas, Sanuris, nagu ma juba mainisin. Kas ma olen rääkinud Sanuri linnas, sest ma ütlesin, et ma tulen sinna veel mitu korda tagasi, et ma räägin siis sellest, aga ma tulen vist veel sinna tagasi, nii et räägime pärast Sanurist, miks mulle see meeldib ja nii edasi. Ja majutustes samamoodi, et tegelikult ma Instagrami oma selle kõige esimese majutuses tegin riili. Ma ei taha seda siin podcastis tegelikult öelda selle koha nime otseselt. Mitte, et meid eestlasin tegelikult nii vähe ja palju neid inimesi ikka siin seda podcasti kuuleb ja meelde jätab, aga see on hästi väike majutusasutus. Ja pigem ongi majutustega see teema, et need on need homestays. Et siiani kõik nii-öelda... hotellid, apartmendid, mis iganes majutusasutused, homestayd on alati kõige paremad olnud. Et see on keeldabki siis, et kohalik pere, nende ettevõtte põhimõtteliselt ongi, nemad siis toimetavad ja maksimum tavaliselt on seal mingi 40 tuba on ju. No paarkümmend on ikka päris palju. Paarkümmend on palju, jah. No päris paljudes kohtades on seal mingi 4, 5, 6. No seal, kus mina olin, võib-olla seal on 10 äkki või? Midagi sellist. Ja see on suht kogu aeg täis pukitud ja ta on üks parimaid majutusi, kus ma Balil olnud olen. Nii et sa ei julge seda majutust välja hüüda sellepärast, et pärast on veel populaarsem. Ja minul ei ole pärast mitte kuhugi minna, sest see on ülihea koht, aga see koht on Instagramis mul üleval. Mul on reel sellest Instagramis. Nii et, aga selle väga lähedal on siis üks majutuskoht veel, ta on ka ei, seda kutsutakse villaks, Linda villa. Aga see Linda villa 2, ma ei tea, kas kuskil on üks ka. Aga seal mina siis olin siis, kui ma olin haige. Ja ka väga nagu mõnus ja tore majutuskoht. Ainuke asi oli see, et seal oli saanud väljas basseini ääres nende lamamistoolide pikutada, sest seal oli kuidagi niisugune nurk, kus oli hästi umbne õhk ei liikunud seal ja see oli hästi palav. Aga mul oli voodi kõrval oli bassein põhimõtteliselt, kui tegid uksed lahti, siis võisid toast võis basseini hüpata põhimõtteliselt. Nii et väga mõnus koht, kus kohas nädal aega vedeleda, et vähemalt mul oli basseini ääres, mis just, see voodis. Just. Aga siis mingi hetk mul oli kohe alguses mõte, et üliäge oleks olla minna siis, kui ma olen 5,5 nädalat Balil, mis on nagu tohutult pikk aeg, siis et läheks kuskile saarele veel, et ei oleks ainult Balil.
aga siis, kuna seal nädal enne seda, kui mina Balile lendasin, toimus õnnetus Lembongan ja Sanuri vahel siis oligi, kus siis üks paat läks ümber ja Austraalia, ma ei saanudki aru nüüd, kas seal olid nagu üks uudis rääkis ühte juttu, teine uudis teist juttu, algselt oli vist juttu, et 2 inimest said surma, minu meelest lõpuks oli ikkagi, et üks ja vist oli ikkagi, et üks austraallane sai surma ja muide seal, paat ikkagi, ma ei tea palju, vähe inimesi selles mõttes, mingi 20 inimest. 20 inimest, jah. Et seal paadi peal olid ka üks Eesti pere. Et kui me räägime siin, et eestlasi pole mitte kuskil ja me oleme nii väike rahvas, siis igal pool me oleme, igal pool on eestlased kuskil. Nii et ka seal ma nägin nagu Austraalia uudistes, nägin seda uudist, kui siis see eestlane antis intervjuud. No tead, kui naljakas, me eile vaatasime ka seda, kus nüüd Teet Margna ja Kristjan Jõgõld Austraalias on, eks ole. Et mõtle, kui naljakas on see, et suurtel rahvustel ei ole sükest asju, aga ma ei tea, võib-olla on ka, ma arvaks, et ei ole, et nagu, et kui sa oled mingi, ütleme, hiinlane ja näed kuskil teist hiinlast, et see on nagu nii tõenäoline, saad aru? Et siis sa võib-olla isegi ei mõtle selle peale, aga meil on alati see enam-vähem, et kui näed kuskil eestlast, siis lähed räägid, vaata. Ma väga paljud ei räägi ikka. No, jah, aga no üleüldiselt. Jah, okei. Jah. Et nagu no ja nad olid seal Uluru juures ja nad olid nagu Uluru see on jälle nagu väga ebatõenäoline, et täpselt sellel nagu hommikul oli seal eestlane. Jah, et ma lihtsalt nagu mõtlen, et ei tea, et kas suured rahvad, keda on 100 miljonit, 200 miljonit, et kas nemad räägivad? Et neil võib-olla, näiteks, et kui mina oleks Vietnamis kuskil väikses baaris ja võib-olla kuuleks eestlasi, siis ma oleks mingi tere, et mis te siin teete, bla, 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 on ju. Aga kui seal baaris on venelane ja siis seal tuleb uus venelane, siis ma ei tea. Näide, kas sakslased on sinu jaoks suur rahvas või? No jah, ma ei tea, 90 miljonit või palju neid on, eks ole. No, sakslased mina nägin. Me olime samas majutuses, samal saarel, siis oli saksa pere ja siis oli saksa 2 tüdrukut. Ja nad küll olid niimoodi eraldi, aga siis kui tüdrukud, me olime kõik seal majutuses siis väiksel saarel, ja ma nägin, et nad nagu teretasid oma keeles ja kui need tüdrukud tegid check-out'i, siis nad ka veel soovisid nagu, rääkisid saksa keeles, et mis nad soovisid seal ilusat reisi ja tore oli tutvuda ja nii edasi. Nii et nemad rääkisid saksa keeles oma vahel. Ja muidugi lõppkokkuvõttes see oleneb ka kindlasti inimesest endast, on ju, et osad eestlased ka ei räägi aga ma isegi mõtlen, et osad nagu, see oleneb kindlasti hästi palju keeleliselt ka, et kõik, kes kõnelevad inglise keelt, kelle kodukeel on inglise keel, siis nemad ei tee seda. Aga ongi, et nagu sa kuuled saksa keelt kohe ja siis sul on mingi okei. Nojah, aga ma arvan, näiteks austraallane või nähelt isegi mina, ma arvan, ma tunneks austraallase ära. Seda küll, jah. No austraallane, jah. Nii et lihtsalt siuke huvitav point on ju, et meie jaoks on see nagu nii normaalne või nii loogiline, et kui sa leiadki kuskil veidi, kas sa oled siis Uluru juures või sa oled Vietnamis kuskil väikses baaris ja sa näed eestlasi või nagu, ma ei tea, kas meil osa rääkisime ka või kas see tuleb alles, ma nüüd ei tea, et kus sa Balil mingi Eesti perega kohtusid korra, jalutasite randa samal ajal, rääkisid juttu korra. Ma unustasin selle ära, okei, ma võin sellest rääkida küll. Nii et jah, et vahet ei ole, kus sa oled, et mina ütleks, et eestlastel pigem on ikka see, et kas või ütled tere ja mis iganes. Et lihtsalt siuke huvitav mõte, et ma enne ei ole kunagi selle peale mõelnud, et kas suurrahvad, keda on võib-olla, et kui sa lähed reisile ja siis sa näed enda riigist inimesi 1000 korda seal reisil, et siis arvatavasti sul ei teki tunnet, et igale ühele peaks tere ütlema. Nii et jah, selline. Ei tea jah, eks see ei absoluutselt sõltub väga palju, ma tean väga palju inimesi, kellega ma olen arutanud seda, et mida nad teevad, kui nad näevad eestlast, siis mina tean väga palju inimesi, kes mulle on öelnud, et nad elu sees ei ütle. Ja, mina ei ütle enam, Griffithis ma ei ütle. See on nagu mul kodulinn on ju, ma tegelen oma asjadega siin, ma kas teen tööasju, mis iganes on ju, aga reisil ma ütlen. Jah. Minul oleneb tundest. Ilmselt, kuidas mul tuju on ja kas mul on kiire ja mis iganes on ja. Et kui ma torman kuskilt poest läbi ja kuulen eesti keelt, ma ei pruugi süvenedagi hiljem alles tulen selle peale võib-olla. Pool Eesti külaga, nii et siin ongi 50% on itaallased, ülejäänud on eestlased. No tegelikult ei ole nii, aga jah.
aga okei, mida ma hakkasin rääkima? Ma hakkasin rääkima saare asja. jah, Ma räägin saare asja ära nagu selle oma mõtte ja siis ma siis räägin sellest Sanuurist, korraks tulen Sanuuri tagasi. Igal juhul ja siis minul oligi, et okei, et tahaks saarele minna, aga kuna just oli siis õnnetus ka, Hansu töökaaslane ütles ka, et Brendal on keelatud palil minna paadi peale igale poole, on ju. jah, Et ja siis ma olin mingi, ma ei tea, ma üksi päris ei taha minna, et noh, nii kui nii ma olen üksi seal reisil. Aga siis, kuna selgus, et mul sõbranna tuleb ka palile ja ma ei tea nüüd, kas ma juba mainisin seda siin või mitte, vist mitte. Vist mitte veel, jah. Meil on praegu natuke segadus, sest me tegelikult hakkasime seda podcasti salvestama eile ja me jõudsime ära salvestada 10 minutit, kui meil hakkas naaber puurima ja mingisuguseid asju tegema ja naabri maja on siit näha, ehk selles mõttes me elame oma ajas, aga nagu ta hakkas täpselt siin aia taga midagi tegema. Ehk siis me jätsime podcasti pooleli ja nüüd me alustasime otsast peale ja nüüd ma ei tea, mida me oleme rääkinud ja mida ei ole. Aga vist seda, et mul sõbranna ütles, et ta tuleb palile. Et see oli nagu ammu teemas, et noh, kui ma peaks minema, äkki ta tuleb ka tol hetkel. Ja minu arust ta ütles veel sulle seda siis kui sul just hakkasid haigeks jääma. Ja siis ta ostis lennupiletid ära. Siis samal ajal Brenda mingi, ma tahan koju minna ära, ma ei taha olla siin. No mina hakkasin seal ära surema, on ju. Nii et tol hetkel siis ühendust keegi minuga ei saanud. Aga selles mõttes me olime ju kokku leppinud ikkagi, et kui ma jään ja kõik on okei, et siis me share'ime majutusi ja me tripime koos edasi kuni lõpuni välja. Et tal olid ka kuni minu majutuse lõpuni põhimõtteliselt olid lennupiletid minu meelest. Nii et siis oligi see teema, et ma ei tea, mis iganes ajal, ma arvan, et see oli kuskil kas 15 või 16 aprill, kui mul sõbranna sinna tuli. Ja siis me mõtlesime, et aga kui mina olen siis nagunii Sanuuris ja tegelikult lennujaamast on ka väga hea mugav Sanuuri tulla, siis et äkki läheme, kuna Sanuurist lähevadki igale poole sinna Lembongan Islandile ja Nuusapini, kus iganes on ja sa seal minna tahad nendest, kui sa tahad nendele saartele minna, siis sealt on ülihea minna, et muidu hiljem oleks see, et kui me oleme Ubudis või kus iganes mujal linnas me oleks, siis me peaks sõitma selleks Sanuuri, et minna siis paadi peale, on ju. Et lähme käime ära. Ja oligi plaanis siis 4-5 päevaks minna ja eelnevalt tegelikult ma ei teadnud sellest Lembongan saarest väga palju ei räägita. On Nusa Penida, mida kogu aeg jauratakse ja siis on Lombak vist, igasugu erinevad saared selles mõttes. Aga Lembonganist ma palju kuulnud ei olnud, nii et mulle soovitas mu sõbranna õde üldse seda, kellega ma seal kohtusin, et ütles, et tema käis, et ta täiega soovitab minna. Ja et kuna ta sellest rääkis enam-vähem sellise vibe'iga, et siuke pisikene island vibe, mõnus, siis mina kujutasin täiega ette siukest BB-d enda peas, et Tais, kui me käisime BB Islandil, siis see oli täpselt siuke, et seal polnud isegi autosid, on ju. Et BB-l sa kõndisid ainult ringi ja nagu see oli täielik paradiis, see oli kõige saare vibe, mida ma elus või filmis üldse näinud olen, ette kujutanud, mida iganes. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see on nagu midagi sinna kanti, et äge. Pluss Pali on siis nagu, kuidas ma nüüd ütlen, et kui ma tahan teha sellist rannapuhkust, chillin, päevitan, ujun, snorgeldan või midagi sellist, kui sa tahad teha nagu rannapuhkust ja ilusad rannad, siis Pali ei ole koht, kuhu ma läheksin. Palil, mina nagu minu arvamus, mina ütlen, Palil ei ole üldse ilusad rannad. Vaielge keegi vastu, kui tahate. Aga ma arvan, et sellel puhul ongi see, kus sa tuled, on küsimus. Just. Mina arvan, et Austraalia on lihtsalt nagu heas või mis iganes mõttes ta on meid ära rikkunud. Et kui ma mõtlen ikkagi Queenslandi randadele ja me elasime Queenslandis ja nagu niisama ei öelda, et Austraalias on maailma number 1 rannad. Et siin on tõesti ilusad rannad ja ma ei ütle, et Palil on ütlen küll tegelikult, nagu Changuus on kole rand. Sa ei lähe Changuus ujuma, seal on... Ega see Sanuuri rand midagi erilist ei ole. Jah. Ta on suht ma ei soovi sinna ujuma minna. Ja ma olen täiega kala. Ma käiks kogu aeg ujumas, on ju. Ja et ma eelistan Palil basseine, mis on ka väga tore. Aga kuna ma siin Austraalias elan hetkel sisemaal ja ookean on minust kaugel, siis kui ma lähen reisile, siis ma üritan olla ookeanile lähedal. Ja siis ka see on üks põhjus, miks tegelikult mulle Sanuur meeldis, sest see on siuke,
võrreldes Seminjaki ja Cangguga ma võin öelda, see on ilus rand. Nagu ta on normaalne. Seal võib ujuda. Teistes võib ka tegelikult, lihtsalt minu jaoks on see, et jah, mis iganes. Et nagu jällegi Canggu ja Seminjak on rohkem sellised surfirannad ka, siis Sanuris on need lainepüüdjad kuskil on ja et seal on nagu normaalne, saad minna ujuda. Seal ei ole väga süke tormine. Pluss ma mingis episoodis sellest ju rääkisin ka, et nagu paljil usu ja kombed ja sellised asjad on see, et nad ikkagi, ma ei tea, panevad sinna vette igasugu erinevaid asju ja siis ongi sul mingi kauss ja telliskivid ujuvad vastu lainetega. Huvitav, Sanuris nagu... Sanuris ma ei näinud kordagi. Ei olnud seda väga palju, jah. Aga kusjuures ma ei näinud ühtegi korda. Nii et äkki siis Sanuris on neil kuskil, äkki seal ongi tehtud kuidagi niimoodi, et seal ei tohi, et äkki neil on mingi oma... Võt ei tea, jah. Ma ei näinud tõesti Sanuris prügi ja midagi, kui ma mõtlen Canggu ja Seminjaki randade peale. Aga huvitav. Igal juhul, ja siis see oli nagu üks põhjus ka, miks ma mingi läheks kuskile saarele. Et nagu tegelikult, mulle piisaski sellest ka, et ma käisin seal päikseloojangut vaatamas ookeani ääres, lihtsalt kuulasin ookeani kohinat ja Sanuris ma räägin, ma käisin päevitamas, või mitte päevitamas, aga seal lamamas on ja ujumas. Aga jah, suures pildis, kui sa tuled Eestist, siis see pali võib-olla on tõesti tore ja ilus ja ma ei ütle, et ta nagu kole on selles mõttes. Aga kui sa lähed Austraaliast ja oled näinud Instagramis ainult ilusaid paradiisi pilte, siis mina ei ütleks, et nagu palil väga selliseid, et sa ei saa Austraalia randu ja palivarandu üldse võrrelda. Ja sellest ma saan ka aru, miks vaata meil ühel episoodil on see, et Austraalia või kas ma ei tea, mis see siis Pali on paradiis või austraallaste Egiptus, siis see on ka nagu see põhjus, miks võib-olla austraallaste jaoks Pali ei ole nagu selles osas midagi fancy't, sellepärast, et neil on siin ju 7 korda ilusamad rannad ja mõnusamad kohad, kus olla. Pali on lihtsalt hea odav nende jaoks. Just. Nii et jah, ühesõnaga sain siis oma mõtte lahti seletatud, miks ma tahtsin saarele minna. Aga tuleme selle juurde tagasi, et just oli juhtunud õnnetus ja paat oli ümber läinud ja see nimi oli hukka saanud. Ja see oli päris õudne, ma nägin neid videosid ka, kuigi tavaliselt ma ei näe selliseid asju, ma ei vaata ja nii edasi. Aga seal ma natuke tahtsin asjadega kursis olla. Ja siis mul sõbranna ütles, et davai, lähme, et nagu koos on ikka toredam ja safe ja nii edasi on ju. Aga enne, kui me läheme saarele, siis mainisid eestlasi. Jah. Ma ei olnud näinud palitripil selleks hetkeks mitte ühtegi eestlast juhuslikult. Mis on täiesti ulme, sellepärast, et alati ma näen. Ükskord ma kõndisin tänavalt mööda, ma kuulsin kõrvas eesti keelt. Aga seal oli nagu hästi ülerahvastatud palju inimesi ja nii edasi, need jooksime lihtsalt nagu mööda. Aga seekord ma olin siis tolleks hetkeks olnud 2,5 nädalat umbes palil. Ja siis ma kõndisin, ma olingi just terveks saanud, see oli esimene päev, kui ma läksin välja, ma läksingi randa ja päikseloojangut vaatama. Ja ma olingi siis just püsti tõusnud esimest korda, oli mingi okei, et ma lähen jalutan randa. Ja kuna nagu sealt minu majutusest sinna nii-öelda peatänavale on siuke pikk ja kitsas tee. Ja minu ees kõndis siis üks mees, 2 naist ja neil oli 3 last seal ka. Ja siis nagu ma kuulsin kuidagi nagu, ma otsisin telefonis, tegi mingid asju ja kõndisin ja kuulsin kuidagi tuttava ja siis ma sain aru, et nad räägivad eesti keelt. Ja siis ma nagu jalutasin ja siis, aga kuidagi nagu mõtlesin ka, et ma jalutasin siis aeglasemalt, aga siis nagu meil oli täpselt sama tempo. Ehk siis ma kõndisin nende selja taga ja ma olin nii kaua juba kõndinud ja siis ma kuulsin ka, kuidas, nagu ma ei kuulanud, mis nad räägivad. Ma teadsin, et on eestlased, siis ma nagu nipet-näpet midagi kuulsin. Ja siis järgmisel hetkel oli see, et nagu ma olin nii kaua nende selja taga kõndinud, et mul hakkas imelik. Et ma olin mingi, et nagu me kõndisime täpselt samas tempos, ma ei saanud neist mööda, aga nagu kui ma oleks nii palju aeglasemalt kõndinud, siis ma ei jaksanud oodata, vaata ka. Ja nagu seal ei olnud kuskile minna, see ongi üks tänav, kuhu sa pead välja jõudma. Ja siis ma kuulsin, et nad arutavad seal, et kus rand on, mina teadsin, kus rand on ka, vaata. Ja siis nagu midagi nad seal arutasid ja mõtlesid ja nii edasi ja siis mul lõpuks oli need, ma ütlesin lihtsalt, et kuulge teate, ma lihtsalt nagu mul hakkas imelik siin kõndida, ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen eestlane, ma saan eesti keelest aru. Siis ma ei osa midagi muud öelda, siis ma ei ka mingi, et see on nagu nii veider, vaata, öelda mingi, oi, tere, ma olen eestlane või teie ka, vaata, nii äge või nagu, mida sa ütled või nagu mõnikord on lihtsalt imelik. Aga kuna ma nii kaua seal kõndin, siis ma lihtsalt nagu minu meelest on see, et
suva eestlased, mitte eestlased, mida iganes on ja, aga lihtsalt see, et nagu nad ei eelda, et ma nende keelest aru saan ja siis ma lihtsalt nagu tahtsin neile mainida, et jõu, ma saan aru, mis te räägite lihtsalt, vaata, sest ma olen nii kaua nende taga kõndinud, vaata, üks asi on see korraks nägemine, mööda kõndimine, mis iganes, aga tolleks hetkeks mul lihtsalt hakkas imelik ja siis ma ütlesin, kuulge, teate, ma saan aru, mis te räägite, et lihtsalt mul oli imelik juba kõndida te selle taga, et te siis teate, et ma olen eestlane. Ja siis ma kõndisin nende eestlastega, kõndisimegi koos randa ja rääkisime juttu, kust keegi pärit on, kaua keegi reisib, mitu korda keegi palil on, nii et väga nagu tore vestlus oli ja siis me läksime mõlemad oma teed, et seal oligi nagu, minu meelest see oli kas Karon või Karan, no jälle läheb mul sassi, üks on Tais. Karon on Tais. Karon on Tais ja Sanuuris on Karan. Karan vist, jah. Jah, et see siis nagu koht, kuhu see majutusest nagu minul vähemalt lähedal oli tulla, noh tegelikult see on kõik üks rannariba ja seal erinevates kohtades saad tegelikult sinna sisse, aga see Karan on siis üks see põhikoht, et seal siis ongi, et seal on 6 kilomeetrit sellist rannariba, aga nagu asfaldiga ratta- ja kõndimistee ja et siis ühele poole lähed seal siis, et kui sa jõuad sinna Karan Beachi, siis vasakule läheb pikk riba, kus kohas ongi erinevad mingid söögikohad ja seal on väga palju neid, kuidas neid nimetatakse, need päevitustoolid. Lamamistool vist öeldakse Eestis. Lamamistoolid asjad ja erinevad söögikohad ja tšuke lõpus on mingi turg ja lõpus tuleb vahepeal tuleb mingi suur fancy ikoonpali ostukeskus on ja. Ja paremale lähed siis sealt nagu pikalt on veits niisama, seal mingi hetk tuleb üks kilpkonnade koht, kus saab kilpkonnasid ja võib-olla nende beebisid näha, et nad siis päästavad neid ja lasevad tagasi vette, ma ei tea päris täpselt, mis iganes ühesõnaga sealt saab vaadata neid ja sealt tuleb siis rohkem selline nagu hotellide rajoon, ma ütleks, ja seal on võib-olla õhtuti mingisuguseid erinevaid showsid, ka restoranid, hotellide restoranid, kus ongi võib-olla mingid erinevad teemad iga õhtu, et ma võib-olla õhtul läheks sinna paremale poole ja päeval võib-olla vasakule poole siis. Aga me Sanuurist räägime hiljem. Sanuuri toome tagasi, jah. Nii et mina siis läksin, ootasin sõbrannat, vist ühe päeva veel pidin tegema check-out'i teise kohta ja siis tuligi mul sõbranna ja minu meelest sellest järgmine päev me sõitsime Lembongan Islandile. Väga lahe island. Soovitan täiega minna. Te bookisite väikse majutuse ka endale? Me võtsime, ja 4 ööd vist, jah, meil oli plaanis alguses olla. Ja see oli ka nagu tegelikult soovituse pealt, kuigi ma ei tee tavaliselt soovituste pealt asju. Ma alati suht... No see majutus oli soovituse pealt või? Ei, mitte majutus, vaid see saarele minek ja nagu 4 ööks oli ka nagu soovituse pealt, et muidu ma ei tea kauaks on ja. Kuigi mina tavaliselt üldiselt ma ei viitsi uurida asju ja nii edasi ja ma teen suht nagu, ma lähen ja vaatan ja mõtlen ja mis enam-vähem elu mulle pakub ja mis võimalused tulevad ja siis ma niimoodi otsustan asju muu seas. Et ma ei ole selline reisija, et räägime pärast sellest reisimise teemast ka, jõuame sinna saarele. Igal juhul läksime saarele, mina tegelikult nagu põdesin küll seda sõitu sinna, et sinna läks siis siuke kiirpaat. Jah, ma ei tea, mis seal võis olla, 30 inimest oli teil äkki seal paadis või? 40 inimest? Pakun mingi 40 äkki ja midagi siukest. Niimoodi rivis istusid ja mina ei tea, norm selles mõttes. Ja kuna me arvasime, et pool tundi sõidab siis sealt Sanuurist sinna sõidabki pool tundi, aga tegelikult ütleme, see trip läheb nagu ajaliselt ikkagi lõpuks mingi 2-3 tundi. Et see, et sa lähed sadamasse pead olema mingi tund aega varem, siis sa, ma ei tea, istud seal paadi peal ja see, et sa hiljem sealt paadi pealt maha saad, võtab ikka oma jagu aega. Üks asi, mida me teadsime ka, on see, et kui palil sa oled harjunud kõike tellima Grab'i äpist või Gojeki äpist, siis Lembonganil ei ole seda. Ja Lembonganil ongi siis rollud ja siis on sellised tuk-tukid, nagu Tais on tuk-tukid. Et nagu istud seal taga kärus lihtsalt. Ja suht kohe, kui me jõudsime sinna sadamasse, Lembongan, sa jõuad sinna, see on helesinine vesi, mäed ümberringi, sa näed neid mägesid, oleneb, kas on selge päev või mitte, on ja siis valge liiv,
no tõesti ilus paradiis. Paradiisi ma olin jälle saar. jõudnud paradiisi, lahe. Ma jõudsin, astusin maha paadist ja ma ütlesin sõbrannale, ma tahan siin kauem olla, ma tahan siin raudselt kauem olla. Et nagu, ja siis ta naeris ka, et alguses mingi, ma ei tea, kas üldse mingi 4 ööd viitsib olla, no vaatame. Ja ma jõudsin, ma teadsin, ma tahan seal kauem olla, sest miks ma peaksin tahtma Palile tagasi minna, kui ma olen siukses kohas. Me olime kiiruga ka enam-vähem, et võtame mingi suvalise majutuse, et noh, ma ei tea, me mõlemad arvasime, et see on siuke pisike saar, kõnnid enam-vähem läbi, vahe pole, kus su majutus on. Nagu Piibil. Nagu Piibil, jah. Ja siis me jõudsime sinna ja siis seal kohe nagu kõik inimesed tulid, nii, võta minu tuk-tuk, kus sul vaja minna on, siis me mingi ka, et nagu jätke mind rahule. Ma kõigepealt tahan vaadata, kus ma üldse olen kaardi pealt, kus ma minema pean ja nii edasi. Ja siis te mõistsite, et see ei ole Piibi suurne saar. Või seda mõistsite hiljem natukene või? Ei, me vist seal sõidu peal saime enam-vähem sellest aru, jah. Aga kui Piibil oli niimoodi, et jah, et sul tuldi nagu siuksed kärudega. Piibil me ei mõistnud, kui väike saar see on, enne kui me sinna jõudsime. No Piibi oli tõesti ikka väike. Aga seal tuldi vaata kärudega vastu. Kui ma ei eksi, siis episood number 7, Paradiisi saar, on, kus me räägime Piibi saarest, mida me siin siis mainime mitu korda, mis on Tais. Me peaks tegema Tai selle nagu oli see esimene Pali nii-öelda inteka vormis episood. Peaks tegema Tai oma ka sellepärast, et me rääkisime enda seiklustest seal, aga me ei rääkinud näiteks nagu, kuidas sa saad Piibile, palju see maksab, miks Piibile näiteks minna. Miks mitte. Ja see... Et see on nagu soovituste see vaata osa. Saladuskattel võib öelda, et me läheme see aasta ka Taisse. Jaa. Mitte küll väga pikaks. Aga lähme karrid sööma Taisse. Lähme karrid sööma ja massaaži võtma Taisse. Oleme kuskil, ma ei tea, 18-17 tundi oleme vist Tais kokku, nii et kauaks ei lähe. Aga sellest räägime ka siis, kui see on siis, kui me siin jõuame. Nii et jah, kindlasti on selle Tai episoodi tegema. Aga nii, sõitsite... Seal teemegi. Jah, sõitsite tuk-tukiga. Ei, alguses oligi, nad käisid nagu, olid nagu tüütud. Šakalid. Jah. Ja siis mul ka mingi hetk mind rahule, et ma nagu... las ma hingan korraks. Ja siis saime aru jah, et nad tahtsid saada meilt siis 100 000 või 150 000, 150, ehk siis ütleme siuke umbes $15. Jah, 10 eurot. Ja meil oli vaja sõita 2 kilomeetrit vist. Midagi siukest. Ehk siis räme kallis, kui Palil ma sõidan igale poole, tund aega autoga sa sõidad, sa maksad, ma ei tea, 20 taala võib-olla, oleneb. Aga nagu, kui sa sõidad kuskile mingi 2 kiltse, sa maksad alla $1 tavaliselt. Ja nagu ma saan aru, et ma olen Lebonganil ja see on teine asi ja seal on veits kallim, aga nagu $15 oli palju. Ja siis me hakkasime seal uurima, kas saab kuskilt mujalt ja need ei saa. Tegelikult ongi ainuke variant, sa jõuad sadamasse, siis seal on need inimesed, kellega sa hakkad kauplema. Ja me lõpuks suht ruttu kauplesime. Ma juba nagu mõtlen kunagi, kui mina käisin seal ka Aasias või kuskil käin, siis mina ikka, ma ei saa, võtke kõik mu raha lihtsalt. Ma ei saa, ma ei oska kaubelda, ma ei viitsi, nagu sa ütled hinna, ma mingi okei. Või nagu ühe korra ma ütlen midagi muud ja siis ta on mingi ei, me jääme selle juurde, ma mingi okei, võta. Aga nüüd ma oskan nii hästi. Nüüd sa oskad. Või nagu lõppkokkuvõttes on see, et minu point ka ei ole see, et inimesi mingi tõmmata ja alahinnata nagu nende mingi tööd või mingit asja, aga nagu point on see, et ma tean, et sa nagu küsid mult mingi 10-kordset hinda ja et ma tahan maksta sulle ausat hinda, mis on aus, vaata. Et esimese asja nad muidugi üritavad ju kõiki meid tõmmata. Nii et me saime siis kümpaga. Alla selle ei oleks saanud ka. Hiljem saime aru, et ei saa ka. Ja sõitsime tuk-tukiga oma majutusse. Me ostsime majutuse ka nagu täiesti suvaliselt, vaata, võtsime. Et bookingust, ma vist juba mainisin bookingust eelmises osas on ju bookingu teemasid. Ja et võtsime mingi soodsalt sai, aga kuna mul on bookingus see kõige kõrgem level, siis me väga tihti saame mingi mega häid soodukaid. Ja lõpuks oligi see, et me saime suht hea soodsalt mingi elamise suva, võtame selle on ju, et 4 ööd vaatame. Me jõudsime kohale, kui tuli naine vastu, ütles, et mis
kellel nagu mingi, no ja kui te kujutate nüüd ette kõik, et jõuad kuskile kohale, mingi palju inimesi, ei, see on nagu väike saar, külaelu põhimõtteliselt ja mulle täiega meil ülilahe, vaata. Tuligi üks naine vastu, ümberringi midagi ei ole, vaata, et ongi võss põhimõtteliselt. Tuleb naine, et mingi et kust te tulete või nagu, mis toimub, kelle nimele või mida booking ja siis see meie tuk-tuk juht oli ka, et ei nad tulevad siia, et on ju õige koht ja siis ma võtame ka, et on küll õige koht bookingust nagu lahti, Ta ütleb, millal teil booking on, et tal on kõik kinni, tal ei tule täna kedagi. Tal on täis bookitud. Ja siis mina mingi, ei, no mis asja, ei saa olla, võtan bookingu lahti, et ei ole, näed, siin on, mul on bookitud nagu 4 ööd. 4 ööd. Yeah. Koos vaatame ka, et see naine tuli ka, mõlemad vaatame mingi, mis asja on ja kuidas see võimalik on. Yeah. Temal ei näita midagi. Temal ei näita midagi, minul on. Makstud kõik särgid-värgid. Ja siis vaatan, ma olin bookinud juulikuuks 2025. Ehk siis täpselt samad kuupäevad, kõik oli õige, aga see oli juulikuuks. Yeah. Ja siis mõtlen, kuidas see võimalik on, et ma ju vaatan seal bookingus iga päev, mul jäävad kuupäevad asjad sisse. Ja ma ei tea, ja kuna ma olin oma kottide asjadega seal, siis see naine oli mingi, et okei, et tegelikult tal on üks tuba, et kui me ootame, et teeb selle korda ja ta annab mingi $20 maksime selle eest hommikusööks sees. Ja me põhimõtteliselt nagu tasuta saime toa ööseks, aga ainult üks söö on. Ja siis, kui me nagu jõudsime sinna tuppa, siis me saime teada, et issand, kui hästi jälle elu lihtsalt kannab. Kui hästi meil läks sellepärast, et see tuba... No ma ei oleks tahtnud 4 ööd seal olla. Yeah. Et ei olnud väga nagu tore elamine seal niimoodi must ja siis me saime aru ka, et see on sellest nii-öelda sentralist suht kaugel ja nii edasi, nii et me siis olime 1 öö seal ja saime nii-öelda kommi raha eest põhimõtteliselt selle elamiseni ja me olime väga õnnelikud, mis sest, et see ei olnud võib-olla kõige ilusam ja puhtam ja ägedam elamine vaata. Aga siis me oligi mingi davai, et istume maha ja hakkame elamist otsima omale järgmiseks päevaks. Ja no mina aru ei saa ka, kuidas sai siuke nagu viga, aga õnneks vaata bookingus on see, et meil pooled asjad ongi see, et sa saad mingi kuupäevani veel tasuta ära canceldada. Nii et õnneks mul oli see sees, mul oli mingi okei, ma canceldan kohe siis selle elamise ära juulikuus, sest juulis ma ju siia ei tule. Ja kuidas sai üldse siuke asi juhtuda? Ja. No selles olen mina süüdi siis teoreetiliselt. Või teoreetiliselt Brenda oleks pidanud ka kontrollima, aga kuidas need kuupäevad üldse sinna juulisse said, et siis tegelikult see kasutaja, millest Brenda räägib, see on siis nii-öelda minu kasutaja või minu nimel kasutaja, mida me mõlemad oleme viimase, ma ei tea, 8 aasta jooksul, kui me oleme igal pool reisinud seda kasutanud. Ja ei ole mõtet 2 kontot on. Nii et ja mina siis samal päeval, kuna me see aasta läheme Eesti ja enne seda siis me teeme väikse vahemaandumise Dohas, siis ma otsisin Dohasse majutusi samal päeval hommikul ja siis ju siis booking sinu telefonis ka uuendas, et nüüd vist on juulisse mingite majutuste otsing ja ma mäletan, minu arust me veel rääkisime too päev ka ja siis sa veel ütlesid äkki, et kuupäevad olid ka ju õiged. Kuupäeva, aga et minu arust seal oli, et sa ütlesid ka, et oli veel Doha olnud sul seal. Mõtlesin ka, ma ei ole ju Dohas, miks mul peaks Doha siin olema, aga ma üldse ei mõelnud. Nii et... Sest meil lennupiletit tol hetkel ei olnud, nii et nagu ma isegi ei mõelda, et miks sa peaksid vaatama elamist või midagi vaata. No ma vaatasin elamist sellepärast, et kui Austraaliast lennata, me tahtsime teha sellist väikest vahemaandumist, siis kui lennata Katariga, mis on siis Katari rahvuslik lennuliin, siis nemad pakuvad nagu seda tasuta stopoverit koos hotell on nagu hinna sees. Ja siis ma üritasingi võrrelda, et kas on odavam lennata läbi Katari Finnairiga ja osta ise hotell või läbi Katari ja saada nii-öelda tasuta hotell, kuigi see piletid on arvatavasti natuke kallimad. Nii et ma seda võrdlesin seal too hommik ja siis tänu sellele sina broneerisid juulisse endale. Aga vaata, milline viga tegelikult ja kui hästi meil läks see, et meil tal oli pakkuda ja lõppkokkuvõttes on see, et vaata, sul on nii palav, väljas on nii palav, et sa nagu ei jaksa nende kottidega väga nagu, mul oli mingi ükskõik milline tuba vaata lihtsalt, et saaks 1 öö siin ära olla, chill, me valime omal uue elamise. Ja ei ole ka see, et kui oleks üks asi juhtunud Sanuris või Changus või kus iganes, vaata, siis on lihtsalt okei, me vaatame uue majutuse endale, tellin endale uue masina järgi ja minekut on ju, aga siuksel väiksel saarel see ei ole nii lihtne.
et kõik on natukene keerulisem. Jaa. Ma võtsin vahepeal kaardiga ette, et ma siis tean nagu, mida ma räägin, võib-olla rohkem mingeid asju öelda. Ühesõnaga, jõudsime sinna Lemmongan Islandile ja mis sa näed? Ei, mul käis külmavärin, ma ei tea miks. Ja siis, ma ei tea, me vist bookisime omale ühe järgmise elamise ja kui sa vaatad Lemmongan Islandi seda nii-öelda kaardikest. Sest alguses olite kuskil seal üleval vist või? Ma alguses olime ülevamal pool, et sa nagu paadiga tuled siia täpselt nagu ülevalse poole nagu keskele ja me olime siis ülevamal pool ja meile tundus, et seal lähedal nagu pole mitte midagi. Aga kui me too õhtu välja läksime, siis me kõndisime mingi kuskil ühele poole, meile öeldi, et minge paremale poole, et seal toimub midagi. Me jalutasime ja siis meil oligi, et meil on vaja kuskilt süüa saada ja jalutasime ookeani äärde, kõndisime kuskilt trepist üles ja sattusime siis sellisesse kohta nagu Pemedal Beach Bungalow. Ja seal siis olidki nagu bassein, täpselt ookeani ääres, väike restorani osa ja tegelikult seal siis olid need bungalood, majutusasutus. Ja siis me mõtlesime, et okei, et teeme seal, sööme seal. Ja see oli seal saarel üks parimaid söögikohti. Me käisime seal hiljem veel ja see oli mega odav. Aga kuidas te seal hiljem veel siis käisite, kui ta oli nagu läksitegi tuk-tukiga sinna sööma või? Ma kohe räägin sulle, me jõuame sinna, sa ei tea veel midagi sellest. Igal juhul me sõime seal ja see oli nagu reaalselt oli siuke, tundus nagu tavaline rannapaar, et oligi, me küsisime ka, et kui me siin oleme, kas me võime ujuma ka minna, muidugi idekas. Käisime basseini kõrval istusime, käisime ujumas ja siis said süüa. Ja see söök on niimoodi, et Liisil tuli pasta. See on see koht, mis ma mõtlen. Jah, niimoodi, et kahvel ripus õhus. No et ikkagi siuke nagu veits fancy ja nagu toit oli ülihea, ma sain sealt, ma otsisin ülikaua aega kala, et ma saaksin kala süüa, mis tunduks nagu, et ei ole väga üllatav. Saarel ei tohiks probleem olla, on ju? Jah, palil samamoodi ju, aga mingil põhjusel ma väga seda kala ei saanud. Siis ma sain sealt kala, ülihea, tõesti nagu mega hästi tehtud ja odav, nagu tõesti odav, nagu pali mõttes odav, Lemmonganni mõttes odav, et hiljem ka, kui ma nüüd ütlen juba ette ära, on ju, et kui me käime erinevates kohtades, mis on ka sellised, Lemmonganil on rohkem, nagu palil on niimoodi, et sa palil võid minna nii-öelda varungisse, mis tähendab siis kohalikku, kohalik võib-olla keegi vanaemad küpsetab seal köögis on ju ja nii edasi, või siis saad mingi kõige fancymas restoranis, et palil käib 2 äärmus käsikäes. Ja sa võid $2 eest osta süüa, sa võid $100 eest osta süüa endale. Just täpselt. Siis Lemmonganil on ikkagi kohalik vibes, vaata. Aga ja võib-olla natuke fancy maid asju ka ja hinnaklass on enam-vähem siuke nagu ta on, et võib-olla isegi sutsu kallim või sama kallis, kui on palil nii-öelda see keskmine. Ja see söögikoht oli üks odavamaid, kus kohas sai pastat näiteks. Nagu teistes kohtades sai ka pastat, aga seal oli päriselt super hea toit ja seal oli odavam. Nii et täiega soovitan sinna minna, see ilus koht, uju seal, ma ei tea, mingid kokteilid, mis iganes. Ja järgmisel hommikul me läksime, siis võtsime endale uue majutuse ja ma tahan teile öelda selle majutuse nime, sellepärast, et see on vist olnud, ma ütlesin enne, et see on üks parimaid majutusi olnud, mis mul palil oli, aga nüüd Lemmonganil oli mul tõesti üks parimaid majutusi, mis mul puhkustel olnud on. Ja ma ei saa öelda, et see majutuse nagu mingi voodi või mingi asi oli seal hea, vaid nagu hea vibe, tore see host, kes seal on. Ja selle majutuse nimi on Radiance Sunset Villa Lemmongan. Ja see on nüüd saare teisel pool otsa. Seda sa nüüd ei karda, et välja pukitakse siin, ikkagi meil on ikkagi väga palju kuulajaid, see on 8 tuba nüüd. Ma ei usu, et väga palju inimesed. Miks mitte kuulajad, sinna järgmine kord lähed, kõik on miks mitte kuulajad. Jah, ma ei usu, et sinna, Lemmonganni nagu vaata palile veel, aga ma ei usu, et kõik Lemmonganile tormi jookseb. Nagu pluss tegelikult TikTokides igal pool on ka see teema, et kõik ronivad sinna Nusa Penidale, sellepärast, et seda promotakse nii palju, aga tegelikult mingi Lemmonganile, et see on nagu, ta on nii palju autentsem, ilusam, mõnusam ja nii edasi versus Nusa Penida on ju. Ma ei ole Nusa Penidal käinud ja sealt oli reaalselt mul 5 mintse minna ja ma põhimõtte pärast läinud. Kui ma lähen, siis ma lähen kunagi Antsuga koos, aga nagu ma ei viitsi, ma lihtsalt ei viitsi minna sinna turistivärki. Ja kuigi tegelikult see kõik on suures pildis turistivärk, aga Nusa Penida ju on seda
kus iganes sa kõnnid ringi, sa kuuled kogu aeg taga kuklas keegi karjub, Nussa Penida. Nii et nagu, jah. Ühesõnaga, jõudsime siis järgmine hommik oma majutusse. Siuke kohalik mees enamasti ajas seal asju. Viskasime oma kotid sinna ja ka see oligi siis bangaloo majutus ja siis basseiniala, väike köögiosa ja jälle hommikusöök oli hinna sees. Ja siis, kui ma nüüd ütlen mingid kohad, siis kes läheb sinna või on seal käinud, siis teab, kus me enam-vähem olime. Nii et sealt põhimõtteliselt oli meil Dream Beachi, oli mingisugune 5 mintsa jalutada, Mushroom Beachi oli meil jalutada mingisugune 20 minutit äkki. Et me olime siis kaardilt vaadates nüüd siis vasakul pool, seal kuskil all otsas või keskel enam-vähem. Ja üks asi, sorry, et ma vahele segasin, aga et sellest Lemon-Gun saarest ma vist ei tea ka väga palju, et nagu me oleme rääkinud, et siis üks põhjus, miks ära läksid ka on see, et minul on aprilli algus väga-väga kiire töö juures, ehk siis mind põhimõtteliselt kodus ei ole, nii et me üksteist ei näeks niikuinii põhimõtteliselt ja teine vist, et seal Lemon-Gunil väga palju vist levi ei olnud või kuidagi ei olnud selle internetiga nii lihtne, nagu on Palisaarel. Eks mul on ka praegu väga põnev kuulata, et on mingid asjad. Ja pluss tolleks hetkeks oligi mul ju sõbranna seal, mis tähendas, et jõudis, pluss siis mingid tulid veel teised sõbrad tulid ka. Ehk siis ja ma ei olnud seda sõbrannat nagu nagu ma suhtlen temaga igapäevaselt, aga ma füüsiliselt ei olnud näinud teda 2 aastat. Pluss sa pidid nädal aega just voodis olema, nii et tahtis ainult mingi lähme sinna, lähme teeme. Ei, tegelikult mul ei olnud nii palju energiat, need tegelikult ei olnud nii. Aga jah. Nii et tahtsin mainida, et mul on ka nii et kui ma võib-olla siin vaikseks jään vahepeal, siis see on see, et ma ka huviga kuulan lihtsalt. Olgu. Aga põhimõtteliselt, nagu te mäletate, siis neljaks sööks oli meil siis bukitud, mis tähendas, et tegelikult ei olnud. Nii et siis me võtsime omale uue elamise ja siis me võtsime omale neljaks sööks. Ma juba nagu rääkis Liisiga, kuule võtame siis neljaks sööks, et me ei peaks, meie point oli kogu aeg see, et me ei peaks nagu 2-3 sööks kuskil oma kodineid lahti pakkima, kuigi me ei pakkinud niikuinii, aga ikka nagu sa pead ronima nende kott viitsi. Et meil oli see, et vähemalt miinimum 3 ööd me peaks olema ühes majutuses. Siis ma ütlesin, kuule võtame 4, et siis on nagu mõnus vaata. Ja siis, kui me jõudsime sinna kohale, meile hullult meeldis nagu esimesest sekundist, siis tegelikult ma juba ütlen ära, et me pikendasime, me lõpuks olime 7, me olime nädal aega seal Lemon-Gunil ja ma arvan, et nädal oli täpselt paras selleks, et ma rohkem ei oleks viitsinud. Et nagu alla nädala võib oleks see, et ma oleks veel tahtnud nagu niimoodi mõnusalt külaelus kulgeda. Aga ma arvan, et see ongi enam-vähem siukse saare nagu enam-vähem vibe, et minu arust me olime Piibil, olime ka lõpuks mingi 6 või 7 päeva. Olime ka nii kaua või? Minu arust küll. 5 olime minu meelest. Ja, aga minu arust me bookisime ka Piibile mingi 4 ööd ja siis pikendasime mingi 2-3. Võimalik, jah. Et ongi, lõpuks on sul kõik seal tehtud, kõik tänavad on läbi käidud põhimõtteliselt, et ta ongi, aga samas jah. Nii et ma arvan, et see ongi enam-vähem siuke väikse saare hea jah, aeg. Aga see on jälle vaata see, et mida sa lähed tegema, kas sa lähed reisima või sa lähed puhkama. Mina läksin puhkama. Mina läin reisima, sellepärast ma läksin ka Palile. Et kui ma oleks tahtnud reisima minna, siis ma oleks läinud kuhugi mujale, et ma Palil käinud juba. Et mina ei tahtnudki, et mul on vaja sinna minna ja mul on vaja kõike näha, ma tahan puhata. Et reisides on see, kus sa ju käid ja vaatad. Nii et jah, igal juhul me olime siis seal nii-öelda vasakul pool otsa ja Mushroom Beach on muideks siis see üks koht, kus kohas saab veel nagu ka sealt ära minna, et seal on 2 sadamat tegelikult, et Mushroom Beachist me hiljem läksime ära. Ja see oli mega ilus koht. Nagu üldse need rannad olid kõik seal super ilusad ja nagu, seal on nii palju huvitavaid asju, ma nüüd mõtlen, mis järjekorras nagu rääkida. Igal juhul, ma andsime oma kotid ära, me ei saanud check-in'i kohe teha, nii et kohe öeldi meile nii, sinnapoole saate sinna randa, sinnapoole tänna randa, minge kuskile. Ühesõnaga seal kõik need rannad olid lähedal, et üks siis oligi Dream Beach, Hayden Beach, ma siin kirjalt vaatan. Ja siis me esimene kord jõudsimegi, minu meelest esimene õhtu jalutasime ringi ja jõudsime Sandy Bay Beach Club. Sellisesse kohta ka mega ilus ja Sunset Point oli ka seal samas lähedal. Nii et tegelikult kõik need nii-öelda kohad, kus sa ilmselt seal saarel läheksid, need kohad sa käiksid läbi ja minu meelest me kõikidesse nendesse kohtadesse jalutasime. Aga kui me enda majutusest läksime, siis kõigepealt läks selline nagu kuna, ma ei tea, külas nagu võssi kasvanud kohas, sa kõnnid lihtsalt mingi läbi, ma ei tea, 2 minutit, 3 minutit läbi mingi sellise võssi, siis sa jõuad
mingitesse kohtadesse, kus on nagu väiksed majakesed, kus on, ma ei tea, massaažikoht, mingi söögikoht ja nii edasi. Paremal pool vaatad on lehm ja vasikas. Ja siukene nagu hästi äge siuke külavaib, ma ei oskagi seletada, et noh, see nagu me ei olnud, meie majutus ei olnud niimoodi, et ma näen ookeani, et me olime seal nagu võssi vahel, aga tõesti ookeanis oli lühike maa. Nii et me läksime siis esimene õhtu avastasime natuke selle nii-öelda enda kodu ümbrust ja siis, kui me lõpuks jõudsime, siis mis õhtu, ma ütlesin hommik on ju, hommikul jõudsime siis, läksime tagasi, et check-in'i teha, siis see mees kohe tõmbas kaardi välja, oli nii, olete juba meie saar, noh, et kas keegi on juba rääkinud, me ei, mis asja, mida rääkinud, ma ei oodanud, et keegi mulle midagi räägib, võttis kaardi ette, terve saare tutvustuse saime, nagu kus, mida saab teha, kuhu tasub minna, kus ujutakse, kus ei ujuta, mis on ujumisrannad ja nii edasi, et kuskilt meile siis oli öeldud, et Dream Beach on ujumisrand. Meie mees seal majutuses ütles, et ei ole. Või et seal saab ainult vara hommikul ujuda, muidu seal tulevad need lained. Ja see oligi see, et me tegime hommikul enne check-in'i, tegime juba tiiru peale põhimõtteliselt seal ja me Liisiga siis esimese asjani jõudsime Dream Beachi, mida me olime siis Google'ist teada saanud, et see on ujumisrand. Ja me olime niimoodi seal üle, et me alla ei läinudki. Ma ei oska rääkida lihtsalt nagu vaatasime ülevalt kuskilt nagu vaateplatvormil. Jah, põhimõtteliselt mingi vaateplatvormil vaatasime seda Dream Beachi. Ja nagu ma astusin sinna, me mõlemad olime mingi naljad, et see ei ole mingi ujumisrand. Ja siis me pärast hakkasime mõtlema, et lihtsalt, et tegelikult nagu ma ei ole sellele mõelnud, kuidas jällegi Austraalia elamine on nii palju õpetanud nagu selliseid asju, mille peale, mis on loomulik minu jaoks. Ma näen ookeani ja ma tean, kas seal on safe ujuda või ei ole. Et nagu meil on, ja nagu me rääkisime oma teksti ära ja siis hiljem hakkasime mõtlema, et issand jumal vaata, et tegelikult mõtle kunagi, kui me oleks Eestis tulnud praegu siia, me ei oleks osanud neid asju arvatavasti öelda või mõelda. Et oligi see, et mingid inimesed ujusid seal, esiteks nad tundusid mulle täiesti hullud inimesed. Ja seal oligi, esiteks oli näha, et see oli väga suured lained. Seal oli võimalus, et seal ühes kohas tekkisid ka riplained ja ühel pool otsas olid kivid, kaljutükid, asjad, ehk siis 3 erinevat asja, millega juba ei tohi ujuma minna. Esiteks, kui sul on liiga suured surfilained, siis sa jääd nendesse lainetesse ja nad võivad peksta sind nagu kalju otsa, kui sa seal liiga lähedal, ja nad olid seal ülilähedal ka nagu kalju ääres. Teisel pool kivid, see on juba ohtlik ujuda, kui ei ole sul nagu mega vaikne ookean, siis sa võid seal kivide vahel võib-olla veits möllata ja snorgeldada või midagi, aga kui sul on juba suured kivid kaldas ja lained, siis see ei ole safe. Ja noh, kui see, et sul lained murduvad ühte, teist ja kolmandat pidi, siis seal tekivad juba riplained ja need võivad mingi lainete hindamine käis vaata. Ja siis, kui me sinna majutusse jõudsime, siis ta hakkas meile rääkima ja siis tema ütleski, et jah, et nagu Dream Beach on ainult vara hommikul, muidu seal on liiga hull, et tegelikult ta ei ole, seal ei tohi ujuda tegelikult, et see ei ole safe. Ja siis me mingi, ja, seda me juba teame, me nägime. Aga tegi meile nagu kogu saare tutvustuse, kuhu minna, mida teha, miks minna ja nii edasi. Ja seal oli siuke teema ka, et kui me nüüd oma eelmisest majutusest uude majutusse saime, siis jällegi, kus sa saad omale taksojuhi. Et meil kohe see taksojuht, kes alguses meid sadamast ära viis, oli, et nii, võtke minu WhatsApp, kuhugi vaja minna on, kirjutage mulle. Kõik käib WhatsAppis on ja. Kuskil ei ole mingi, et sa saad taksosse helistada või midagi, sul peab olema kontakt, ehk siis seal nagu ka Google'is igal pool öeldakse, et tegelikult sa jälle küsidki enda receptionist, et palun telli mulle takso või kust ma saan. Nii et me siis kirjutasime sellele tüübile, kes meid enne sadamas sinna viis ja tema ütles, et tema tahab saada $15. Meie ei taht maksta nii palju. Siis me kauplesime temaga, aga ta ei olnud nõus odavamaks tegema. Ja siis me küsisime oma majutusest ja tema ütles ka, et tema saadab oma broderi meile järgi ja et 15 ikkagi. Nii et me siis maksime 15, et saada oma uude majutusse. Nii et lõpuks oligi see, et seal ei ole midagi kaubelda, sellepärast et hind on lihtsalt selline. Et me kui me enne liikusime poolelt saarelt ühte otsa, siis nüüd me liikusime ühest saare otsast teise otsa põhimõtteliselt. Mis on loogiline, et me pidime 15 maksma, mitte 10. Nii et vot, selline seis selle nii-öelda liikumisega seal. Ja me olime siis uurinud, et üks väga poppi asju, mille pärast üldse Lembanganile minnakse, on siis mantareide kujumine. Me olime siis sellest eelnevalt teadlikud ja Liis on Austraalias mantareide kujunud. Ta ütles, et tema võib kaasa tulla minuga, aga et see ei ole nagu tema jaoks mingi mega oluline, aga et lahe ikka muidugi, snorgeldamine äge.
ja mina ütlesin, et kui nagu, kui tekib võimalus ja kuidagi mõnusalt saab ühesõnaga, et ma läheks, aga vaatame, uurime, palju maksab ja nii edasi, et me olime siis uurinud, et see maksab mingi kuni $100, mis on nagu sihuke, et ei tea, vaatame. Ja küsisime siis, meie mees oli kohe, et nii, et kui on vaja, mida iganes vaja on, kohe öelge mulle, minge Monterreydega ujuma, hakkas seal rääkima, et kuidas saab, kus saab ja kus kohast välja minnakse ja nii edasi. Ja siis meil oli ka, et palju maksab, ta ütles $35. Kas sa saad aru või? Palju see eurodes on? Mingi 20 euri või? 35 on jah, natuke üle 20 euro arvatavasti jah. 20 euro kanti arvatavasti praegu umbes jah. Ja nüüd kuulake nüüd uuesti. See on koht, kus maailmas inimesed Eestis lähevad. Eestis Lottemaal oli 20 euroga ma arvan. Jah, inimesed lähevad maailmas, tulevad, nad ütles, et see, kuidas ta ütles ka, ja ta üldse ei müüd meile midagi. Ta oli lihtsalt, siin on kaart, ta annab infi meile. Yeah. Ja seal olid maalid ka, seal majutuses niimoodi üleval. Kusjuures kohe, kui me jõudsime, mul on nii palju rääkida, kohe, kui me jõudsime sinna, siis ta oli mingi, kui me ütlesime, et me oleme eestlased, siis ta mingi, tal käib nagu 2 korda aastas käivad Eesti grupid seal. Et nad tulevadki sinna nädalaks, nad teevad seal mingid jooga teemasid ja nii edasi, et ta kohe teadis. Nii et ma ei tea, mis Eesti grupid seal käivad, väga lahe igal juhul. Ja tema hakkas seal kohe rääkis ja tal oli siis need maalid, et siin on see Yellow sild on ja nii edasi, ma jõuan kõigi nende tegevusteni hiljem ka. Aga $35 Monterreydega snorgeldamine ja nagu snorgeldamine tähendab seda, et keegi tuleb, võtab su järgi peale, viib su ookeani äärde, siis sa lähed paadi peale, sind viiakse kuskile, sul on varustused, see on suur asi, see ei ole niimoodi, et hüppad siia kaldale ja hakkame siin snorgeldama. Ja nagu $35 on nagu täiesti crazy, nagu nii odav ei saa olla, on ja. Ja siis ta ütleski, et jääd Monterreydega minge ujuma ja et maailmast inimesed tulevad siia kohale, inimesed sõidavad selleks, nad põhimõtteliselt Le Bon Can Islandile tulevad. Teie olete juba siin. Minge Monterreyde, ta oli veid siukse vaibiga, come on, vaata, ta siin, miks te ei peaks minema. Ja siis meil oli, et et me tegelikult oleme täiega huvitatud, et muidugi läheks. Ja Liis ütles, et tema Monterreyde kujunud Austraaliast, ütles, et ei, siin meil on teistsugused Monterreyd. Kui me nüüd tegelikult mõtleme sellele, kus on Le Bon Can Island ja kus kohas on Austraalia, siis, ja see, kus kohas Liis siis ütles, et ta seal Monterreyde kujus, siis tegelikult see on nii-öelda lennu mõttes isegi on ainult mingi 2-3 tunnine maa. Nii et need on samad Monterreyd. Need on tegelikult samad Monterreyd. Et tegelikult see Le Bon Can ja Austraalia see ookean ja see need kalad on ilmselt samad tegelikult. Nii on. Aga... Isegi on suured probleemid, ma just üks päev nägin uudistes, kuidas Austraalia siis tegeleb sellega, et Indoneesiast illegaalsed laevanduslaevad meie vetesse ei tuleks. Nii et ei ole siin, et on ühe kalad ja teise kalad, eks ole. Nii et, ei, samad kalad on muidugi. Need on samad kalad. Ja kes ei tea, mis on Monterrey, siis äkki teate, mis on Stingray. Et nad on nagu Stingrayga, nad on teistsugused, aga nad on nagu siuksed suured. Ma ei tea, mis eesti keeles üldse. Mina ütlen, et Monterrey on Stingray sugulane, aga tegelikult ei ole vist. Aga nad on siuksed suured. Ma ei tea, kas ma arvan, et eesti keeles on ka Monterrey. On või? Jah. Nojah. Need on, kui ei tea Stingrayd ja Monterreyd, siis lestad on siuksed lapikud seal, kalad, aga mingi 20 korda suurem. Mina vist alati räägin sellest, see on kas Haigala lugu või Neemos, 1-2, seal on bussijuht, viib lapsed kooli, see Monterrey või Stingray, kõik väiksed kalad on tal selja peal ja nii et hästi suur, ta on nagu tohutult suur, et kui ikkagi suur Monterrey võib ollagi minu 2 käe haare, vaata. Võib-olla isegi suurem. Suuremad isegi, jah. Hästi suured, ühesõnaga väga lahedad ja mida iganes. Stingraydega ma olen ujunud, haidega ma olen ujunud, mis veel, mingid sellised, aga vaat Monterreydega ei ole. Monterreydega ei ole, jah. Siis ma pean minema, eriti kui see on $35 alloo, vaata. Ja ma olen ju siin, et kuidas ma ei lähe siis. Ja ta ütles kohe, et me jõudsime vist sinna reedel või neljapäeval, ma ei tea, igal juhul ta ütles laupäeval, tuleb homme või ülehomme, enam-vähem oli see. Siis mingi, läheks nagu mingi pühapäeval või veits nagu, ma ei taha laupäev minna. Siis ta mingi ikkagi oligi, see oli järgmine päev. Et täiskuu just oli, mis tähendab seda, et meri läheb järjest tormisemaks, mis tähendab, et
tuleb minna nagu laupäeval. Siis me ka mingi, et aga kas laupäeval ja pühapäeval nii suur vahe? Siis ta ütles jaa, mida kaugemale me läheme täiskuus, seda suuremaks see nii-öelda meremöll läheb ja mis tegelikult on loogiline. Et nagu kuuseisudega asjad liiguvad või nagu me teame, kuidas on mõõnad ja asjad ju samamoodi, mis me ühes episoodis rääkisime just sellest, kuidas suurest mõõnast me liikusime, nii suur mõõn tuli, et saime saarele, on ju. Nii et ta ütles jah, et ja tegelikult see täiskuu oli olnud mingi siis, kui Liis minu meelest jõudis ja see oli mingi 5 päeva hiljem, nii et nagu täiskuu just oli reaalselt mingi vähem kui nädal tagasi. Ja täiskuul on siis kõige vaiksem ookean ja siis ta hakkab tormisemaks muutuma. Mida kaugemale me jõuame, seda tormisemaks ta läheb täiskuust. Ja meil oli mingi lähme siis laupäeval, on ju, et ta nii nagu surus seda laupäeva. Minu arust oligi teil järgmine päev kohe. Ikka oli järgmine päev, jah. Jah. Ja siis ta rääkis, on ju, et tullakse järgi, kõigepealt sööme hommikusöögi ja seal oli ka, mulle meeldib siuke vibe, vaata, et ei olnud see nagu sa oled harjunud, ma ei tea, Austraalias või kus iganes kuskile lähed, siis punkt 00, 10 minutit ole varem kohal, vaata, seal oli mingi hommikul tulete sööma, sööte ära, siis auto võtab peale, siis lähme, siis me mingi, mis kell? Ei no, kell 7 on hommikusöök. Et noh, seal 7:30. Ja siis me mingi, mis kell me lahkume? Noh, peale hommikusööki. Enam-vähem, kuidas, et nagu mingi auto käib erinevatest hotellidest, võtab siis peale, ma ei tea, on ju. Siis Liisiga mitu korda oligi mingi, mis kell me siis lähme? Ei no ma ei tea, lähme hommikusöögile, küll me siis, keegi jäta meid maha, on ju. Midagi me ei maksnud. Lihtsalt oli, et me ütlesime lihtsalt, et jah, me lähme. Aga enne, kui me oma sõna ütlesime, siis mina küsisin, kas see on safe? Jah. Ja ma arvan, et see oli üks küsimus, mida neilt väga-väga tihti praegu küsiti, sellepärast, et 3-4 nädalat tagasi oli juhtunud seal samas see õnnetus, seal selle samas marsruudis, kus meie siis hakkasime minema, on ju. Enam-vähem. Ja ta ütles jah, et siis hakkas seal midagi seletama, et see paat umbes ei saa ümber minna ja ma ei tea, mis iganes, et ta ütles, et see on safe'im kui see, millega te siia tulite. Jah. Siis ma ei no thanks, ma pean tagasi ka veel minema, vaata. Ja see on alati vaata olnud sinu see suur probleem, jah. Ei, see Austraalias on ka olnud see, et siin on alati olnud suur see lendamise hirm, vaata. Ja siis on see, sinu nali on alati olnud see, et kui väga vaja, ma lähen paadiga minema siit, on ju. Ja. Aga siis seal oli see probleem, et paat justkui võetakse ka nagu siuke ohutu alternatiivina ära, siis ma ei tea, mis sa ujud tagasi. Ei no, seal ma oleks lennanud, aga sealt ei saanud lennata. Ja miks ma valisin tegelikult ju Lembongan alguses, oli ka see, et sinna sai paadiga, sest ma tean, et mingitesse kohtadesse lennati, vaata. Ühesõnaga, jah, täpselt. Nüüd ma oleks siis võib-olla lennuki valinud, aga see oli nii väike saar, et sinna nagu lennukid lenda, vaata. Nii et võtsime selle mantariidega ujumise, öeldi ka, et me käime 2 erinevas kohas, ühes kohas me ujume siis mantariidega ja teises kohas on snorgeldamine. Äge, muidugi, lähme. Ma olen elus nii palju snorgeldanud, ookeani peal käinud, mulle väga meeldib, pole probleemi. Ja hommiku tõusime üles ja hakkasime minema siis, ja ma olin selleks hetkeks vahepeal ära surnud, nädal aega pikali olnud, ma olin terve, aga nagu ilmselgelt mul ei olnud nagu 100% jõudu ja nii edasi ja sellepärast ma ka tahtsin tegelikult seda nagu seda mantariide kujumist võimalikult kaugemale lükata, et nagu ma ei pingutaks üle. Et ma olin reaalselt 5 päeva tagasi suremas ja nüüd ma lähen kuskile ookeani keskele mantariide kujuma. Äkki peaks nagu veits tagasi tõmbama. Aga kuna öeldi, et hiljem ei saa, ma lähen siis laupäeval, vahet pole. Tuleb minna. Ja selleks hetkeks oli nagu nii palju ekstreemsusi reisil toimunud, et nagu ma ei olnud uuteks valmis. Aga tuleb. Rahulik snorgeldamise reis on ju. Yeah. Chill. Ja. Kui ei taha snorgeldada, ei jaksa vees olla, oled paadis on ju. Chill. Paati ma näinud ei olnud, ma ei tea, mis paadiga ma lähme, pidi olema safe on ju. Ja siis võeti meid, tuk-tukiga sõit oli ka tegelikult seal saarel ikka üks suur ekstreemsus ja rolludega samamoodi, et jällegi, mulle nii meeldib reisida, aga siis ma mõtlen, et mul on nagu nii palju asju, mida ma kardan, et nagu need mäed. Aga tõesti, nagu see ei ole loogiline, et sul on nagu, need mäed on suured mäed, need on järsud mäed ja siis sa oled ilma kiivrita, kahekesi
rollu peal, mida ei ole, no tõesti viimase hingetõmbe peal see rollu põhimõtteliselt paneb sealt mäest ülesse. Ja teinekord on mäes ummik ja siis sa pead nagu, kuidas see võimalik on, see ei tundu mulle loogiline. Et nagu ma kardan selliseid asju, ega selle tuk-tukiga on täpselt samamoodi, sa istud sinna taha, kärusse enam-vähem, mitte midagi, ei ole sul mingit mitte midagi, turvavöösid asju ja siis pannakse seal mööda mägesid niimoodi, et 2 autot tuleb vastu ja sul ei ole mitte midagi, et sul on kuristik kõrval. Sul ühel pool on võsa, teisel pool on kuristik ja no reaalselt niimoodi, et ja seal ei ole mingi korralik asfalttee, seal on killustik. Ehk siis nagu see vana käula, kus peal on, kärus on mingi 10 inimest, vastas tuleb mingid teised autod ja sa lihtsalt nagu näed, kuidas nagu läbi võsa niimoodi, et saad lehega veel vastu nägu, vaata, tuleb sealt sul otsa ja sa näed veel, et ratta all veel väiksed nagu need killustik kukub seal kuristikust alla ja enam-vähem selline värk, vaata. Alati ei olnud nii ekstreemne, mõni idee oli nagu normaalne ka. Aasia värk, noh. Jah, ja siis hoiad ka sealt torust kinni ja siis sa nagu lendad seal niimoodi igale poole, et nagu ma tegin video sellest ja me Liisiga niimoodi naersime, eriti kui me sõitsime siis enda selle majutusmehega, tema vahepeal transportis meid igale poole ja kui me temaga sõitsime, ta pani hullu. Ta pani niimoodi hullu, et tal oli gaas põhjas ja me reaalselt lendasime, pidime 2 käega kinni hoidma ja nagu kotid olid ka meil kuskil seal jalgade vahel, siis lihtsalt augud, asjad, see pole mingi probleem, vaata, keegi ei pane, nagu sa ei pidurda, kui suur auk tuleb, vaata. Igal juhul nii, et see nagu puhtalt ühest punktist teise liikumine seal saarel oli ka väike ekstreemsus kogu aeg. Nii et tegelikult isegi üllatavalt oli rolludega veid seifim sõita kui nende tuk-tukidega, tundus mulle vahepeal. Ja öeldi ka, et seal saarel ei ole kiivreid ja seal saarel ei olnud kellegi kiivreid, nagu mitte kellelgi. Nii et kui ma muidu eelmises osas rääkisin, kuidas palil nagu sa pead panema kiivri ja ma kuulsin, mul sõbranna oli siis mingi sõidu sõitnud ilma kiivrita, kui mind ei olnud. Ja siis ma ka mingi, me ei sõida mitte kuhugi. Et nagu me lähme rolludega, aga sa paned kiivri pähe, vaata. Et siis sa mingi ma hakkasin mingid loengut pidama, siis ta mingi jäta rahule mind. Ma ainult korra sõitsin, ma mingi korra ongi, oledki haiglas ühel päeval, vaata. Et ei või ilma kiivrita sõita, aga näiteks seal ei olnud varianti. Seal ei olnud. Kuigi hiljem ma küsin kiivrid, nii et ma räägin sellest ka. Aga põhimõtteliselt, sest tegelikult ma nägin, meie majutuses oli selline nagu klaasvitriinkapp ja seal olid kiivrid, nagu sellised mingi sisustuselemendid. Nii et siis ma tulin selle peale, et ma ju tegelikult oma majutuses saan küsida, sest kapis oli. Nii, kus ma jäin? Me läheme hommikul, sõime oma hommikusöögi ära ja hakkame siis minema mantareidega tripile, snorgeldama. Ja meile tundus kõik nii segane, et kas see mees siis korraldab seda või mis toimub, on ju. Ja oligi siis sealt samast majutusest oli siis 2, ei olnud saksa tüdrukut, ei olid ikka jah, need 2 saksa tüdrukut, siis üks ühesõnaga meie majutusest oli üks kutt, me läksime mingi 7 meie majutusest ja siis kuskilt tuli veel nii, et kui tuk-tuki järgi tuldi, siis juba 2 inimest istusid seal ja nemad olid prantslased. Üks vanem mees ja ma ei tea, noorem naine. Ja ma arvan, meid oli 10 umbes vist, jah. Ja siis me jõudsime sinna ookeani äärde. Ja siis ma nägin seda paati. Ja see oli üks väike kaluripaatne. Et kuidas ei saa kaluripaat ümber minna, muidugi saab. Suured laevad lähevad ümber, on ja. Aga nagu see oli reaalselt, ma eeldasin, et seal mingi suur laev mind ees ei oota, aga see oli nagu väike paat selles mõttes, et me reaalselt nagu mõlemad lihtsalt niimoodi, et sa istusid paati ja siis sa istusid 2 seal kõrvuti ja siis järgmine hetk oli see väike riba, kus sa saad astuda ja siis oli paat otsas. Et nagu seal ei olnud rohkem ruumi, ehk siis seal istusidki 2 ja kõik paat otsas selles mõttes. Et väga väike paat oli see. Ja mul oli mingi, nojah, kui on siuke paat, siis on siuke paat, öeldi, et on safe ja vahet pole, on ja. Aga mis oli nagu, ma ei taha sellest teisest teemast rääkida, sest pole minu asi rääkida, mina ei tea sellest palju, see õudne õnnetus, mis juhtus, on ja. Et probleem oli ju selles, et inimestel olid päästeveste. Ja see on nagu suur probleem sellistes riikides, sest nad ei tea nendest safety asjadest mitte midagi. Ja mingit päästeveste keegi meile andnud.
ja ma istusin, siis ma vaatasin nagu ringi ka, et kus kohas neil on, et pole ka vaat, või nagu, et seal minu nagu tavaliselt on, vaata sul siin all, kus sul on jalad on ja, aga seal ei olnud, seal oli sein, seal ei olnud midagi. Ja ma ei tea, läksid sinna paadi peale, ookean oli ilus, rahulik, kõik oli chill. Hakkasime liikuma, oligi esimene punkt oli siis mantareidega snorkeldamine, saime oma need mingid snorkeldamislestad ja mingid asjad ka. Ja siis me lähme, sõidame, ühel hetkel hakkab ikka normilt raputama ikka väike paat ka ja sa näed ka vaata, et üks asi on see jälle nagu lainete erinevused on ja, et üks asi on see, et sul tulevad nagu siuksed normaalsed korralikud surfilained on ja, et laine ja siis saab otsa ja siis tuleb uus laine ja saab otsa ja niimoodi nagu veits lainetab, kui sa nagu kõnnid, ma ei tea, Pärnu randa kõnnid, siis vaata tall all on täpselt need laine need on ja sellised lained. Versus siis näiteks seal ühel hetkel hakkas nagu lainetama niimoodi, et ei olnud sellised lained, vaid meri oli tormine, et lihtsalt nagu igal pool nagu pritsis seda vahtu ja nagu sul ei olnud konkreetset lainet, vaid kõik oli nagu siuksed tutsukesed. Ma isegi ei oska kirjeldada seda. Ja tormine meri. Tormine meri ja see paadiga nagu hüppad seal. Ja me olime siis ühel hetkel nagu jõudnud nii kaugele, et kui sa nagu vaatad ka ümber ringi, midagi nagu väga ei olnud. Ühel pool on avameri ja teisel pool enam nagu kaldat ka ei näe. Ja mingi hetk mingisugused kaljud olid. Ma mäletan, kus me kaljul olime ka ikka jube lähedal ja meil olid hästi suured lained, et see oli nagu jälle liiga lähedal. Miks me nii lähedal oleme, et ma nagu liiga pinges jälgin alati selliseid asju. Aga nagu ma mainisin, ma olen väga-väga palju käinud paadireisidel. Ma armastan paadireise, mulle meeldib vesi, mulle meeldib snorgeldada, ujuda, kõike seda. Ja me mingis episoodis rääkisime ju sellest meie kõige hullemast tormisest tripist, mis me siis tegime Early Beachil Austraalias. Et kui me lõpuks õhtul sadamasse jõudsime, siis kapten ja meeskond ütlesid, et kui nad oleksid teadnud, siis see radar oli ikkagi punases, ehk siis mitte kunagi me ei oleks välja läinud sellise ilmaga. Ja et seal me siis olime purjekaga ja me olime 5-meetriste lainete vahel ja ma ei pinguta üle, need olid päriselt 5-meetrised lained, niimoodi, et sa istusid seal paadi küljes ja vaatasid vasakule niimoodi ülesse, siis sa nägid nagu lainet lihtsalt ja see oli nagu ebareaalne. Ma ei tea, kas ma seal oli nagu nii nagu paanikas või samas seal me vist nagu veits tipsutasime ka või? Veits tipsutasime ka, jah. Natuke olin joogine ja sealt tuligi sul ju see vertigo, sellepärast, et nii hull torm oli. Nii et Hans sai vertigo haiguse endale, 3 nädalat tasakaalu polnud. Siis ma mäletan, et see oli hirmus, aga ma ei tea, lõbus oli ka samale, aga vaata nooremad ka siis nagu suva, ei mõtle võib-olla nii palju. Ei, hirmus oli, aga ma ei mäleta, et see oleks olnud nii hirmus, kui ma nüüd siin jutus tuleb, on ju, kui Lembon kannil. Ja vaikselt tormiseks see läks ja siis sa saad aru, kui mingisuguses pisikeses kribus paadis sa sõidad päästeveste kellelgi pole ja nagu tolleks hetkeks oli meri nagu nii tormine, et ma hoidsin nagu kramplikult sealt kinni ja paat oli vait. Keegi omavahel midagi minu meelest ei rääkinud. Kõik jälgisid, mis toimub. Kuniks ühel hetkel me jõudsime nii nagu tormisele merele, et ma ei ole mitte kunagi sellised lained näinud. Nagu kui ma enne seletasin laineid, see tuleb väike laine ja laine, need surfilained, siis olid sellised suured lained, aga laiad. Nagu sa kujutad ette mingit tsunamit. Et nagu kui sa oled näinud kunagi videosid, et sul tuleb lihtsalt üks sein. Sellist seina loomulikult ei olnud, tsunamit ei olnud, aga nagu muidu sul tuleb ju laine ja järgmine hetk sa näed juba nagu see lõppeb ära, siis sealt tulid nagu ma ei tea, kui meie paneme 2 käed laiali ja võtame käest kinni, siis need olid sellest suuremad lained, kõrged. Ehk siis oligi, et sa läksid paadiga sinna laine peale ja siis sa chillisid seal kõrgel mingi aeg, vaatasid alla poole, on ju, ja siis sa läksid paadiga sealt alla ja siis tuli uus. Ehk siis sellised laiad, kõrged lained, väga-väga suured, tormised ja ikkagi lõpuks nii, et kui sa olid selle 2 laine vahel oma pisikese kribupaadiga, siis ma nagu vaatasin nagu ikkagi ülesse ja ühel hetkel nagu ma kogu aeg
rahustasin ennast kogu aeg mingi chill, kõik on Chill, hästi. nad on kohalikud, nad teavad seda kogu aeg, nad teavad. Ja iga päev. Nad teavad seda merd, jah. Mina tulen seal mingi, ma ei tea, fancy'st riigist, on ju. Jah, minul ongi asjad teistmoodi, kõik on safe, vaata. Et ma lihtsalt terves aeg rahustasin, kuniks ma lõpuks ütlesin Liisile ka, et okei, ma enam ei suuda, ma olen nagu megapaanikas, see ei ole okei, et nagu üks asi on see ka, et kuidas see paat seal liikus, et oleks siis me läinud vähegi otse või nagu, me olime küljega, me olime terves aeg selle küljega nendele lainetele, ehk siis kogu aeg, kui see laine tuli, kui me oleks sentimeeter valesti läinud, me oleks ümber olnud, laine ei oleks haaranud meid sinna alla kaasa ja ma räägin, et olid suured pikad lained, mis on see, et laine haarab su paadiga sinna alla kaasa võib-olla, on ju, siis sa tuled sealt välja, aga kui see on mingi kilomeeter lai, okei, kilomeeter on pingutatud üle, aga kui see on nii lai laine, ma ei tea, kuidas see asi käib, igal juhul tolleks hetkeks. Igal juhul olid paanikas. Ma olin väga-väga paanikas ja ma sain ka aru, et enam ei ole aega kellegi, nagu et see on ju sekundite mäng, kui paat läheb ümber. Kellegil pole aega, sul hakata siin mingid päästeveste jagama ja kus need üldse on ja kas üldse on ja vist ei olegi, on ju. Ehk siis ma hoidsin kramplikult paadist kinni ja ütlesin Liisile ka, et okei, ma ei suuda enam, ma olen megapaanikas, ma ei taha siin olla, ma vihkan seda, et ma siia tulin, et miks ma teen endale niimoodi ja ma tahan maa peale minna ja nagu tavaliselt sellistes olukordades, kui on olnud või midagi, siis on see, et hüppa välja, vaata, ma kutsun helikopteri järgi või mida sa teed, sul ei ole mitte midagi teha, kuhu sa hüppad. Ma pean ennast heaks ujujaks ja nii edasi, ma ei oleks ellu jäänud seal meres 110% nagu. Ja üks asi on see, et okei, sa hüppad vette, saad seal kuidagi, et sa saad ikkagi lainetel mingis osas lasta ennast kanda, kui see ei ole väga tormine, aga see oli liiga tormine. Pluss mina nagu kartsin seda, et ongi see, et kui sul läheb paat ümber, siis mis teevad inimesed kriisiolukorras? Inimesed põhimõtteliselt tapavad teised inimesed kriisiolukorras ära, et ise ellu jääda tegelikult, vaata. Et nagu esiteks ja nagu, saad paadiga vastu pead, kaotad teadvuse, mida iganes, vaata. Ehk siis ma olin nii paanikas, et ma ei ole nii paanikas olnud, nagu ma ei olegi olnud nii paanikas, et ma olingi, ma ütlesin, ma ei taha siin olla, ma vihkan oma elu, ma vihkan seda, miks ma siia tulin, on mul vaja ronida sellisesse kohta, ma ei jõudnud palju rääkida, ma olin lihtsalt nagu mingi, ma olen mega paanikas, ma mingi karjusin seal, ja Liis oli ka, et ta on ka, ja pärast Liis ütles ka, et ta oli ka mega paanikas, aga tal on see teema, et kui keegi on temast rohkem paanikas, siis ta üritab, keegi peab kaine mõistus olema, vaata, et ta üritas siis nagu madalal hoida ennast, aga ta ütles, et ta oli ka ja ta ütles ka, et ja ta on ka, ehk siis me ei rääkinud oma vahel. Ma ainult jõudsin nagu öelda, et ma ei taha siin olla, aga mul ei ole kuhugi minna. Et millal me jõuame ja kuhu me jõuame ja kas üldse jõuame. Ja siis sa oled seal nagu, ja lihtsalt ma ei suuda, mu süda puperdas, ma ei suutnud enam olla, ma mingi, kas me saame siit minema või ei saa, et nagu kaua ma jälgin neid laineid, mis paremalt poolt tulevad, ja et nagu ma ei jaksa enam olla siin, ja siis ma nägin nagu mingit kalju osa, ja siis Liis ütles ka, et seni, kuni teised paadid on ümber, on safe, juba enne, kui me siis sinna nagu mega suurte lainete vahele jõudsime. Et nagu, et seni nagu ta tunneb ennast turvaliselt, kuniks me näeme kuskil paate, sest siis nad ju teavad, et me oleme ümber läinud. Ja see fakt muidugi jälle, et sa oled Indoneesias on ju, et mingid nagu helikopterid ei käi sul mingi iga sekund kontrollimas, kas mõni paat on alles või ei ole. Ja kui kiirelt üldse abi tuleks, vaata, nagu siin ookeanile. Aga tol hetkel, kui me seal suurte lainete vahel olime, siis ei olnud enam ühtegi paati ka. Nii et see oli nii õudne, päriselt see oli nii õudne, et nagu ma ei teeks mitte kunagi seda uuesti, mitte päriselt. Ja minu arust veel, kui ma ei eksi, või ma ei tea, ma nüüd ei ole 100% kindel, kas oli nii, aga minu arust päev enne seda, kui te läksite sinna, siis sa veel ütlesid mulle ka, et see on nii odav, et võib-olla ma lähen 2 korda. Ütlesin vist küll, jah. Unustasin. Lihtsalt sellepärast, et see on nii odav. Ei, aga jumalal lahe ju, snorgeldada on alati lahe ja alati, kui snorgeldamise tripsab otsa, ma olen alati kurb, ma unustan ära, ma kardan mõnikord sukeldumises, ma mäletan, ma kartsin minna, aga nagu kui sa paned selle pea sinna vette ja sa oled seal, sa unustad kõik ära, sa unustad kogu elu, sa lihtsalt, sa oled teises maailmas, sa oledki ookeani põhjas, sa oled teises maailmas ja nagu alati, kui see saab läbi, siis ma tean, et ma olen mingi, ma tahaks veel.
nii et võib-olla siis sellega mul on mingi nii odav ka, et siis juba, kui ma siin olen, käin mitu korda. Nii et hetkel on tunne, et vist ei lähe teist korda veel. Oli mingi never nagu õudne ja ma olin ka mingi nagu juba, ma polnud kuskile jõudnudki, ma olin seal tormisel merel. Igal juhul siis me jõudsime nagu, selles mõttes, et me ei jõudnud kuhugi, kus oleks olnud vaiksem. Seal ei olnud neid suuri laiasid neid, aga siis oli jälle see tormine meri, on ja, kus nagu lainetas, aga nagu mitte need suured mõnusad sellised lained, vaid igalt poolt tuli, on ja. Ja siis vaatad, erinevad paadid on ja inimesed ja ma ei tea, mis siin toimub, on ja kalju ja asjad ümber ringi ja siis öeldakse meile, et nii, me oleme jõudnud oma Manta Ray Pointi, nüüd siin me läheme snorgeldama. Ja ma reaalselt olin nagu täiesti šokis. Ma olin juba šokis sellest, mis kõik toimus. Ja siis me jõudsime sinna ja siis me vaatasime Liisiga üksteisele otsa me mingi, mida? Kas nagu, see ei ole reaalne? Nagu, kas te näete sama, mida mina või? Et nagu, kuidas sa snorgeldad? Nagu, teate snorgeldamise toru, nagu kui pikk su snorgeldamise toru on mingi 3-meetrine või? Et reaalselt nagu, kuidas sa snorgeldad sellistes lainetes? Aga vaata, me lihtsalt nagu me olime juba nii närvis, paanikas kogu sellest tripist ja siis nagu oleks siis jõudnud kuskile vaiksesse kohta. Ei, me lihtsalt jäime seisma seal tormi keskel ja öeldi, et nüüd me läheme vette, et siin ongi siis Manta Ray'd visad ja nagu ma olin šokis, ma kuulsin seda, kõik käis minul selja taga ja siis ma kuulsin lihtsalt nagu sõna, kas keegi life jacketit tahab ja ma ei jõudnud mõelda, mul oli käsi püsti või mingi mina. Andke see siia. Andke kas või 2. Andke kõik siia ja ma sain selle kätte, ma panin selle omale peale, ma ütlesin Liisile, ma olen mandril ja ma võtan siis selle ära. Ma ei võta seda ära ennem. Kus nad varem olid? Me oleme nüüd siin seisma jäänud paadiga, läheme Manta Ray'sid vaatame, me läheme reaalselt vette ja nüüd sa pakud mulle seda, kas me ei võinud seda nagu miks me ei pannud seda sadamas vaata peale, et nagu kõik see, et me siia jõudsime, head üldse jõudsime. Aga terve see aeg mul oli peas see, et me peame tagasi, nagu et me jõudsime sinna kohale, enne kui mulle seda life jacketit pakuti, siis ma mõtlesin sellele, et saad aru, et ma pean tagasi minema, ma alati mõtlen nendele asjadele, vaata, see on alati, kus ma ise ennast hästi paanikasse kajan, et ma ju pean tagasi minema, ma ei taha minna ja siis ma hakkan välja mõtlema võimalusi, kuidas ma saan mitte minna, et no kas ma saan kuidagi siin kaldale minna ja kutsuda omale midagi järgi või mis iganes. Aga no me olime keset ookeani, keda sa kutsud sinna, aga siis ma sain selle life jacketi, siis mul oli suva. Mul oli mingi, ei no nüüd on savi, et nagu mul on see, käime ümber, midagi küll ma siis vulbin seal. Ei, mis ümber, kui ma juba hindan olukord, ma hüppan ise vette, ma ei hakka paadiga ümber käima, nagu see oli mu 100% plaan, et kui on liiga suured lained ja ma juba näen, et seal mingid valed asjad, ma hüppan ise vette ja ma jään sinna ulpima, mul suva on ja. Kusjuures seal on haid ka kindlasti on ja. Ma praegu hakkan mõtlema, kui on Austraaliaga sama ookean. No arvatavasti on haisid ka ikka. No hea, et siis sellele ei mõelnud. Nagu mõtlen need tiigerhaid, vaata. No ei tea täpselt millised haid, aga midagi ikka seal on vast. No, sest nagu kõik haid ei ole inimesele ohtlikud. No kõik ei ole, jah. Jah, need tiigerhaid on ohtlikud. Igal juhul. Ega me ei jõudnudki suurt midagi nagu rääkida või mõelda, sest seal öeldi, ma sain selle nagu päästevesti, ma panin selle endale selga ja kuna me olime tormises ookeanis, siis kui muidu laev loksub, siis kui sa paned laeva seisma, või laev on palju öelda, pisike paat, siis see loksub 100-ga, nagu ühelt poolt, teiselt poolt see nagu, see loksub täiega ja süda läks nii pahaks. Ja mul läks, meil mõlemal oli mingi süda nii paha vaata, et sa loksud, et nagu lihtsalt suva, hüppame vette, vahet pole, et see mingi tormine ja edasi, mul on päästevest, mul on lestad, mul on see toru, vahet pole. Ja siis me hüppasime nii kiiresti vette, kui saime. Ja siis sa loksusid seal vees on ju parem loksuda. Alati, kui sul hakkab paadis halb, on vees alati parem. Ja siis, aga see oli lihtsalt nagu, see oli siuke, et ma mäletan ka veel, et me lihtsalt nagu vaatasime üksteisele Liisiga otsa ja me lihtsalt paanikas naersime nagu kõht kõveras, vaata, sa oled vees ka veel ja sul nagu lained tulevad, ehk siis sa pead kogu aeg nagu, mis sest, et see life check, et sul nagu seljas on, sa pead ikkagi nagu jälgima, et lained olid piisavalt suured, et kui näiteks ma peaksin toru panema ja selle vette, siis nagu see toru oli kogu aeg vees tegelikult. Nii et mingit snorgeldamist seal ei olnud, selles mõttes sa panid pea vette ja siis sa tõstsid pea ülesse. Ja seal olid Manta Ray'd tõesti. Ja seal oli samal ajal, ma ei tea, 7 paati ja kõik need inimesed olid hunnikus, niimoodi, et me olimegi, me hoidsime Liisiga käest kinni ja ma vist ei ole mitte kunagi mitte kellegiga käest kinni nii tugevalt hoidnud,
sest noh, me hoidsime käest kinni hästi tugevalt ja lihtsalt noh, vahet pole, vähemalt me oleme koos siin, et ükskõik mis on ja inimesed olid kõik niimoodi ümber, et kui sa panid pea vette, siis sul oli siin teine pea, kolmas pea, neljas pea, viies pea, me olime kõik hunnikus, kujuta ette 30 inimest hunnikus niimoodi ja siis oligi see, et noh, Meeliisiga sa kaotad kohe kõik ära. Ja siis seal oli mingi siuke suur tünn, mingi plastmast asi, siis ma mõtlesin, et äkki see meie nagu see, no ma ei tea, mingi giidi, vaata see, et noh, siin on meie grupp või midagi, vaata. Ja see nagu tünn oli, aga sa ei kontrolli, kus sa oled, sellepärast, et lained loksutavad sind igale poole. Igal pool inimesed. Igal pool on inimesed, sul inimmass loksub seal, kõik loksute, ehk siis noh, sul oled pea ära ja no mis iganes, no mitte tugevalt, aga sa oled teiste vastas külje kõrval. Ja vaatad vette. Ja seal oli mingi nagu tünn ja siis ma katsusin, siis ma sain aru, et see oli mingi kanister, mis oli nagu mingi ammu seal hallitanud, mingi vetikaid täis, ma mingi siis ma lükkasin selle ära ja siis me lihtsalt nagu Liis oli ka mingi, mis asi see oli, siis ma ei tea ja siis oligi see, et sa võtad sellest norgal, mis asja suust välja, see lihtsalt, või siis selle läbi toru vaata, lihtsalt sa kuuled ka seda, see paanikas naer vaata, ja see oli mingi, mis siin toimub ja see oli üks õudsamaid trippe mantareisid vaatama, mis mul elus olnud on. Lisaks siis sellele, mis meil oli kunagi Early Beachil, see torm. Aga see seal oli hullem, sest nagu Austraalias vahet ei ole. Ma tean, et seal oli safe. Plus me olime nagu see katamaraan, mille peal me olime Early Beachil, ta oli ikkagi arvatavasti, ma arvan, 6 korda suurem. 8 korda suurem võib-olla 20 korda suurem võib-olla. No, mitte päris 20, aga noh, ikkagi väga-väga palju suurem. No koht, kus sa kõnnid ringi, kus on WC, kus on buffet, noh, mis iganes on ja. Nii et jah. Ja siis see, mida me seal tegime mantareidega, see on üks õudsamaid asju ja ma mitte kellegil, mitte kunagi ei soovita sinna minna, isegi kui tasuta pakutakse ja mitte sellepärast, et see oli tormine meri ja võib-olla oleks selle surma seal saanud või mis iganes. See oli prügitäis. Noh, esiteks, miks meil tegelikult seal paadis hästi halb hakkas, oli see, et seal oli siuke penais. Seal oli siuke bensiiniais, et see lihtsalt nagu süda nii paha. Ja kui me vette hüppasime, siis noh, sa näed, see vesi seal oli prügitäis, sa näed seda õli seal, seda bensiiniõli, sa hingad seda sisse, see vesi, noh, kuna sa oled seal tormis, see vesi läks suhu, ma mäletan, ma tahtsin veel Liisile öelda, mul praegu hakkab ka paha, et nagu ma tahtsin Liisile öelda, et nagu mul läks see vesi suhu, aga ma ei saa öelda seda, seepärast, et nagu sa samal ajal vaatad, mis prügi, plasmastükid ja asjad seal on ja sa sööd seda prügi. Kohe praegu oksendama ma võin teile, kes kuulab podcasti, juba silmad läigivad ja ta on siuke nagu ta kohe oksendama. Ja sa lihtsalt nagu sööd seda prügi seal sisse, aga nagu vahet ei ole, hingad ja sööd ja vahet ei ole, mina käisin seal korra, hingasin ja sõin seda prügi sisse. Kas sa kujutad ette, need mantareid elavad seal, need kalad elavad seal ja siis me olime kõik seal. Ja kui sa nagu vaatad sinna vette, suured, ilusad, lahedad mantareid ja siis mantareide sinu vahel on prügi lihtsalt. Pudelikurgid, mingi, noh, sa näed lihtsalt sodi, lihtsalt nagu riknenud vesi, põhimõtteliselt nagu tükikesed ja asjad, kilekotid, kanistrid ja nagu need mantareid, kuna me rääkisime, et nad on suured ja mantareidel on siis see teema, et nad teevad siukseid nagu kukerpalle, niimoodi teevad, aga siis nad teevad nagu, kui nad kukerpalliga ülesse tulevad, siis nad teevad suu lahti ja neil on päris suur suu. Nagu kui nemad teevad suu lahti, siis see on, ma arvan, 2 minu pead või vähemalt 1 minu pea. Kas sa saad aru, et need kanistrid, millest ma räägin, on siuksed nagu piimapaki suurused kanistrid, mis tähendab seda, et kui mantarei teeb oma suu lahti, siis see kanister läheb talle suhu. Rääkimata pudelikurkidest ja asjadest, kilekottidest. Ja nagu see ongi siis see vist, kuidas nad mantareid söövad ja teevad mingeid selliseid asju, et nad nagu teevad selle kukerpalli ja teevad suu lahti ja siis selle hoovusega nad tõmbavad siis vist äkki neid mingeid väikseid kalu ja asju endale suhu vaata. Aga nad elavad prügi sees, ehk nad tõmbavad seda prügi endale sisse. Ja siis kui ma seda nägin, siis ma mingi, oh my god, nagu kui haige, kui õudne ja nagu kui ma oleksin teadnud, ma poleks sentigi sinna nagu pannud sellele, et nagu nad toovadki ju turiste sinna, meie pärast see kõik ongi seal selline, meie pärast need kalad peavadki neid
seda sodi sööma, sest mina käin neid vaatamas. Ja ma ei teadnud seda. Ja see nagu jällegi, mitu korda rääkisime, aga ma arvan, et kõige parem võrdlus nii-öelda saare puhkusest, et see oligi üks asi, mis oli näiteks Piibil väga lahe, oligi see, et niipea kui sa sadamasse jõuad, vahet ei ole, kas sa oled Austraalia president või kes sa oled, sult küsitakse, ma ei mäleta, mis see oli, mingi 5 taala nägu vist. Vist jah. On see, et nad ütlevadki, et saare pealt prügi ära vedamine on üks kõige suurem kulu üldse saare peal turismi arendamisel, et see lihtsalt niivõrd kulukas ja selle jaoks, et see prügi ei lõppeks vees, siis iga inimene, kes sinna saare peale tuleb, põhimõtteliselt maksab $5 selle eest, et tema prügi sealt ära viiakse, enam laias laastus on, ja vähemalt tundub, et see nagu toimib, sest seal oli nagu ikkagi vesi oli väga puhas ja sa ei näinud süükest asja. Ei, meil oli ka kaldal oli vesi puhas ja kõik ilus ja nii edasi, aga nagu see, mis Mantariides ma mõtlengi, et me käisime Piibil ka ju seal snorgeldamas ja paadireisil, et seal see töötas, et ma lihtsalt mõtlen, et mis võiks olla see nagu lahendus, eks ole, et mingi süüke maks või asi, ma arvan, võiks. Ma tean, et Palil nüüd 2025-2026 aasta keelustatakse ära need väikesed veepudelid, vaata. No need mingid mingi 200 milli. Täiesti mõttetud veepudelid. Aga isegi need 1,5 liitrit, tegelikult, kui mina olen seal 5 nädalat, kui palju mina tegelikult seda prügi toodan sellega, et mul päevas 2 pudelit, 3 pudelit läheb. Kus sa jood siis seda vett? No jah, tegelikult võiks olla need suured kanistrid juba väikestes homestaydes ja mingites normaalsetes majutustes on need suured, need veeaparaadid. Et nagu jällegi tegelikult peaks juba majutustes sellised asjad olema, mis tähendab, et see on jälle ju, ma täidan oma 1 pudelit kogu aeg seal. Ühesõnaga, et see võiks olla lisamaks, et ma maksan selle suure vees siis lisaks oma majutuses, aga et ma ei pea nagu esiteks ma ei pea poes käima tassimas neid koju ja iga kord ju ma ei saa täita seda, ehk siis ma ikkagi viskan selle plasti ära. Ja ma arvan, et mingil määral ka näitab seda, mis üldse Tai on arvatavasti üks maailma kõige paremini, eriti Aasia riikides rääkides, kes on pikalt ja kaua teinud seda turismivärki, nad oskavad väga hästi seda teha, et võimalik, et kõik teised on natukene ka maas Taist. Neid ei saa võrrelda, ma isegi arvan. Ma arvan, et isegi Austraalia, et Taid ei saa võrrelda sellepärast, et parimad tripid ja sellised paadireisid ja asjad, mis meil olid Tai oli tasemel. Austraalia ka, aga nagu ma mõtlen lihtsalt, et Tai, nad oskavad seda asja. Paati, S-asi, veepudel kätte, neil on kõik nii organiseeritud, safe, ma ei tea, kõik oli minu meelest Tais üli hea. Et mina arvan ka, et nii et lihtsalt ma mõtlen, et see võiks olla üleüldiselt, sest et ega Palisaarel ju ei ole ka prügimägesid ega midagi, et mina mõtlen, et võimalik, et see mingi osa on ka sellest viisamaksust on nii-öelda, aga et Vot ei tea, seda natukene peab uurima et tegelikult seal on mingisugused organisatsioonid, kes ju, Palil oli reaalselt mingisugused kanalid ja mingid linnad olid justkui nagu prügi oligi täis, vaata, ja nagu selle likvideerimisega tegeletakse ja seal tegelikult minu meelest tehti mingisuguseid toole ja mingid mööblit tehakse nüüd sellest, kogutakse kokku ja eks nad sellega nii-öelda tegelevad, aga see võtab nii palju aega, vaata. Ja Lembongannist me räägime tõesti väga väikesest saarekesest ja saar oli, ikka siuke, mis Aasias ette kujutad, vaata. Aga see, mis seal Mantariidega toimus, ma ei ole kunagi sellist asja näinud ja ma kahetsesin sel hetkel, kui ma oma pea vette panin, ma nagu kahetsesin mitte enam sellepärast, et seal oli tormine vesi või mis iganes, vaid ma kahetsesin, et ma toetasin seda, et ma sinna läksin ja ma mitte kellelgi ei soovita sinna minna, palun ärge minge või lõppkokkuvõttes igaüks ise teab, aga lihtsalt see ei ole okei. Et nagu vaesed kalakesed seal ja nende nagu sa nägid prügi ja siis seal alla ujusid Mantariid, vaata, et see ei ole tore. Ühesõnaga, aga jah, siis vaatasime paar korda oma Mantariid ära, seal oli suht ikka nagu väga-väga tormine ja väga rets selles mõttes, et siis me mingil hetkel oli, et okei, et lähme siis paati tagasi ja lähme oma järgmisesse pointi. Ja ma arvan, et me siis siit jätkub see lugu järgmises episoodis, et jätame siis selle nii-öelda paadireisi poolikuks, sellepärast, et siin veel natukene on rääkida ja võib-olla nendest Mantariidest asjadest, aga meil tuleb see autoostja kohe, nii et me peame... Me hakkame kohe autot müüma.
nii et peame episoodi ära lõpetama lihtsalt. lõpetame episoodi ära ja siis ongi, jätkame. sellepärast, et meil ongi arvatavasti veel, isegi kui me selle paadireisi räägiks siin lõpuni, pigistaks veel siia osa otsa selle kuidagi, siis tegelikult on meil veel, on veel rääkida sellest reisist, nii et seal tuleb veel üllatusi, veel asju. nii et ja Lembonganist ma jõudsin reaalselt rääkida ühe asja. nii et jätame siin ta pooleli ja jätkame järgmine kord. Nii et nagu alati, kui tahate meid toetada, siis selle jaoks võite muidugi lihtsalt kirjutada, joonistada meid, follow da Instagramis, nüüd on vist Facebooki leht ka, kuigi me veel seal ei ole midagi teinud. Jaa, ma tegin pallil seal. TikTokis, aga kui soovite ka kuulata meie boonussisu, siis selle jaoks on hetkel meie Patreoni keskkond. Lisaks võib meile kirjutada, joonistada. Kusjuures üks väga oluline asi, mille ma sain teada, ma kohtusin eestlastega, kes ütlesid meile, et nad ei saa meile Instagrami kirjutada. Ja ma nüüd natukene uurisin selle kohta ja nad näitasid ka ja nad ei saanudki, et kui mina vastu ei follow, siis nad kirjutada ei saa. Ja ma uurisin natuke selle kohta, vaatasin sätted üle ja minul on kõik avalik, minul on kõik tehtud, nii et ma ei tea, miks see võib nii olla ja ma tean, et Instagramis vahepeal on mingisugused errorid, mingitel inimestel ei ole mingid uuendused tulnud või mingid jamad on kellegil. Ehk siis meil on Instagramis kõik avalik, aga kui peaks juhtuma, et keegi ei saa meile kirjutada, siis kirjutage meile meili või siis selleks ongi nüüd tehtud ka Facebooki leht, ehk siis tegelikult Facebookis, kui te otsite Facebookis miks mitte Austraalia, siis te saate meile sinna Messengeri kirjutada. Nii et kui peaks ka samasugune error olema, et mingil põhjusel Instagram ei lase meile kirjutada, siis saab meid kätte Messengeris või meili teel. Ja meie meil on miks mitte Austraalia @gmail.com. Just nii. Nii et ei ole veel. Ei ole . Nii et suur aitäh, et jälle kuulasite. Järgmise osaga tõmbame selle pali seiklusele arvatavasti joone alla. Oli alles seiklus, ütleme nii. Nii et minul oli ka täna väga tore kuulata ja loodame juba teiega näha järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!